We play, we be us, we be special, we step later, we finish strong, from the top, one, two, three. KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin täna Ülar. Tšau! Pole nii ammu näinud, Ülar, või pole nagu podcastis rääkinud nii ammu. Ei ole, vaata kui karvaseks ma läinud olen. Ma just vaatasin ka, jah. Ma hakkasin ütlema, et ma pole ka ammu ajanud, aga mul pole midagi näha. Ma vaata, mis juhtub. Eelmine aasta selleks German Balliks me kasvatasime mustashi, vaata, ja siis play-off'i mustashi tegime. Siis mul peale 4 nädalat isegi midagi oli, vaata. Vaata, mis saab, me ei viitsi rohkem. Ja siis ma hakkasin kuradi seda fucking Vikingi TV-seerist lõpuks vaatame. Ja ma vaatame, kui pikaks läheb, aga ma võib-olla preidin ära ka veel. Mul on vaja, preidid ära veel, jumal. Jah, võib-olla, jah. Meil on flagis shoutout Markus, kes käis preitsidega ringi ja mängib tuuregi. Shoutout. Siuke vend kohe. Väga hea vehkleja ka, suur saavutus. Õnnitlused talle. Okei. Multisport atleedid, vaata, siis võib teha. Ei no, meil on siin Jan Joonas on ju ka, kui nad tulid, siis nad oskasid ainult parema jalaga edasi astuda külje peale. Me pidime õpetama neid, kuidas kattida mõlemal pool. Siuksed asjad ka või? Okei. Aga jah, me kohe jõuame selleni ka, aga Janil on väga hea see välja sirutamine, kui ta flagi mängib, ta sirutab palli jube kaugele välja. Just kui nagu oskaks või oleks varem midagi mõõka välja sirutada. Seal pole fumbli probleemi ka, vaata, see on savi, vaata. Kuna ma koosasin ühe fumbli. Aga okei. Enne kui ma asjad või... Enne kui me jaurame liiga palju, oota nii. KVR3.ee, minge ostke mürtsi, ma pean ka ostma, mul kuks tass maha üks päev. Hall of Fame, tulemused, ennustused, mis seal on onu Kristjani kirjanurk ja mida iganes kõike veel. Ühesõnaga KVR3.ee. Suvepäevad on 25 juuli, L-liiga. Laupäevane päev. Oleme lähedal asukohale, aga pole veel lukku pannud. Et jah, ühesõnaga sihime kuskile Kesk-Eestisse või kuskile, kus oleks kõigile mõnus mugav tulla. Aga seoses sellega andke meile teada, kui te olete tulemas ka, vaata. Jah, siis saame arvestada rahva hulgaga. Jah, et on nagu kuskil mingi 15 ööbimiskohta on kindlasti olemas, ma arvan, sinna kanti. Ja kui tuleb meid rohkem, saab alati telki panna autosse panna või magad diivani peal kuskil seal hommikul Paabliga koos. Hommikul Pavel teeb kohvi sulle. Me juba paigaldasime Paveli põrandale. Jah. Tal peab mingi disadvantage andma, et ta paganama ei võidaks cornhole'i 3 aastat järjest. Me paneme ta kuidagi parema õla peale magama, vaata, et tal oleks see viske õlg. Ja, või laseme kaupsil või kikil midagi teha, vaata, päev enne või midagi. Me peaks rekordima seda faag. Oota, pane kinni. Ja ühesõnaga, suvepäevad, andke märku, kui te tahate tulla, et teeme suured nagu iga aasta, et cornhole ja kõike muud ka. Ma ei tea, kui teil huvi on, siis me võime mingi väikse flagi mängu korraldada seal, sest meil on lipud ja asjad kõik olemas ja kui meil ruumi on, siis me saame kenasti seda teha. Et jah, nagu ikka. Nii palju uusi kuulajaid, uusi inimesi väga ei ole, aga võtke kõik kaasa, kes pole veel käinud suvepäevadel ja võtke need ka kaasa, kes on käinud suvepäevadel. Just nii. Täna siis võtame kokku, ma ei tea, kas võib-olla teeme liiga mingitele 90-ndatele ja sellistele aegadele, aga ma arvan, et eelmine nädalavahetus, kui mitte kõige edukam Eesti Ameerika jalgpalli nädalavahetus, shoutout selle ajale, kui Margus Hunt draftiti, eks ju. Seal pidi olema mingi Hundise Hawaii Bowli mäng oli ja veebruaris Eestis ei toimi midagi samal ajal. Ja suvele ju Hunt ei mänginud ka NFL-is, nii et see on 100% suurem. Et mänguliselt kohe kindlasti kõige suurem, ütleme niimoodi. Et sõltub, kuidas sa neid saavutusi nagu järjestad, et me räägime, võtame selle kõik kokku, mis toimus, võtame NFL-i kokku, mida me ei ole 6 aega teinud. No tegelikult ei ole midagi teha olnud ka. Scheduled release oli siin vahepeal, saime need rahvusvahelised mängud teada, saime kõik primetime'id asjad teada. Ja siis, kuna on peaaegu suvi, siis teeme natukene hapukurgi hooaega ka ja me järjestasime kõik NFL-i peatreenerid. Mitte ainult mina Ülar, vaid see Ameerika jalgpalli tribunal, kes meil siin podcastis käib, eks ju, 6-7 co-hosti, kes meil on. Ja me Ülariga jaurasime siin mingi 15 minutit, et mis tieridesse me nüüd paneme ja siis ühel hetkel Ülar küsis, et kuule, et kas me nagu seda sama juttu lihtsalt ei võiks podcastis teha. Põhimõtteliselt jah, et see tuleb vabas vormis, me vabandame ette või siis told you so, et vaatame, kuidas see välja kujuneb, aga selle rankingu me paneme hiljem ülesse ka, et te saate meiega vaielda seal, et ma tean, et ma teen siin osadele kuulajatele liiga mõne pakkumisega.
Oi, siin tuleb paar sellist huvitavat teiki kindlasti, jah. Aga kuule, jah, alustame kõigepealt sellest eelmisest nädalavahetusest siis, et väga palju toimus, aga alustame kõigepealt sinust ja Ott-Eerikust. Ülar, sina alustasid oma hooaega ja Ott-Eerik ka, aga sellest räägite muidugi lähemalt, eks ju, järgmine nädal, aga märgime selle ära, et sina võitsid 75-3 ülejooks ja Ott-Eerik siis Londonis selles oli siis 41-21. Et Oti tiimikaaslane Mike Harley püüdis 4 touchdowni ja jooks mind 200 jardi, aga Ott püüdis ühe 2-point conversion'i, eks ju, ja 2 catch'i. Just, et tagasihoidlik statistiliselt, aga tundub, et roll on päris kena tal, et hooaja käigus saame. Number 2 roll tundub olevat seal, jah. Ja siis see nädal nad mängivad ju Vienna vastu ka, vaata, mis on nagu absoluuttippud. Vienna võib olla kõige parem meeskond Euroopas üldse nagu. See on nagu söge. Marshall Lynch oli neil esimese kodumängul kohal ja siuksed värgid nagu, et nagu jah, ma pean Osviniga mingiga rääkima, mis seal täpselt toimub, siis see toimub päris söge tundub, mis seal toimub, on ju. Aga jah, sellest lähemalt siis räägime järgmine nädal Ott-Eerikuga koos, et siis mul on see nädal Kiili, lähme mängima. Kiil on eesti keeles Kiil, on ju. Peaks olema küll, kus juures Kiil oli seal Kopenhaageni turnal, oli ka sats olemas. Oli ju Kiil Baltic Hurricanes, jah? Okei, hoopis, jah. Äkki isegi naistel, nad mängisid selles, nad mängisid tavadivisionis. Okei, et siis sellest räägime siis eelmise nädal mängudest ja siis selle tulevatest mängudest räägime siis järgmine nädal Ott-Eerikuga. Just, saame lähedalt infot ka. Ja siis ma ei teagi, kas me võtame Tartu Titans esimesena, kuna Ott ei ole, siis räägime selle nagu ära, et Tartu Titans siis kaitses kodumaad lõunanaabrite vastu. Et eelmine aasta oli 80-0, see aasta oli palju väiksem kaotus, võit, 43 ainult 0. Titans siis võttis oma, et küsisime siis Otilt, et voice message'iga, et anna kokkuvõte, aga panime talle 10 minutit piiri peale, et Ülar siin tublisti kuulas selle läbi ja võttis takeaway'sid ka. Aga jah, kaugelt ka, me vaatasime ka seal Kopenhaagenis laupäeva õhtul, tõmbasime järgi, et klõpsime läbi ikka mängu, et tundus sarnane lahe atmosfäär, nagu seal oli eelmine aasta, et Ott ütles ka, et ilmselt 100 midagi inimest. Meie enda Juhan Taalik oli siis staadioni announcer, ülekanne oli Facebooki oma, ingliskeelne seekord, et shoutout siis Siilakule ja robo.ee-le. Ja Karl Peterson, kes on siis, on parajasti Eestis, tegi siis mängueelse coin tossi ka, et siuke lahe sündmus, et jah, Titans tegi 43-0 ja jälle, seal lätlastel ei ole meie omadele vastust eriti. Ja suht nagu Mauno ütles ka, et kes oli ka siis parim kaitsemängi tartlaste poole pealt, Mauno Blond on ja siis ta ütles ka, et lätlased tulid juba mängule kaotama, nad teadsid, nad kaotavad, et see jah, eks see on raske, siis meie tasemel see atmosfäär, sul on see professionaalne look, et see on kindlasti, see on nagu ka crazy osade mängijad vastaste jaoks ka vaata. Ja Mauno on ka crazy look vastaste jaoks. Ja seda küll jah. Ja siis, kes oli eelmise aasta terve liiga MVP, defensive tackle, nose tackle. Mis tal oli 4 säkki oli selles mängus. Siin mängus oli 4 säkki, 5 tackles for loss, jah. Aga just see, et nagu tihtipeale siin liigades need mängud toimuvad kuskil muruplatsi peal, keset kuskilt pärav, kus iganes ja lihtsalt mitte ühtegi pealtvaatajat pole vaata, et siin Holmi staadion on nagu väga hea tegelikult selle jaoks, et need tribüünid olemas, sul on katusega tribüünid ju, et nagu selles suhtes ja Ott ütles ka, et nagu Craig, meie siis peatreener, siis tema pere tegi siis väike hot dog stand oli seal olemas, et nagu see on nagu reegelt professionaalne vaata, et see oli vinge. Ja mängides siis Mauno siis oli parim kaitsemängija, Jorgen oli siis parim ründemängija, Jorgen Valk, kes jooksis 201 jardi ja 2 touchdowni ja ta on siis selles IPP, mitte IPP, vaid selles teises. Mul läheb sassi kogu aeg, üks on see Pathway programm, vaata, mitte see, see on NFL-i asi. Jah, see on see teine asi, jah. Ühesõnaga, Jorgen on siis järgmine eestlane, kes üritab nüüd Ameerika jalgpalliga minna USA ülikooli siis mängima edasi, on ju, nagu mina käisin, nagu Ott-Eerik käis ja nagu siiamaani on Karl Peterson seal, on ju, et ta üritab seda teha, et nagu noor poiss, et nagu väga hea esitlus, et kõva sammu on edasi võetud võrreldes eelmise aastaga, et seda on hea näha, on ju, et ta tuult tiibadesse ja eks me mingi aeg peame taga rääkima, kuidas ta läheb seal, sest et ta käis vist ühel tuuril ära juba vist, vaata, mingi aeg me rääkisime Ott-Eeriku ja Petersoniga nendest USA tuuridest, kus nad siis, need organisatsioonid viivad siis Euroopast neid mängijaid USA, siis näitama nii-öelda ülikoolide, et näitama, mis
mis mees sa oled? ja kas ta äkki käis kuskil Londonis või Saksamaal oli ka vist mingi kuu-kaks tagasi oli mingis talendilaagris ja värki, et nagu sa ütlesid, Jörgen, hästi tubli, hästi töökas kutt, et jah, proovime ta millagi podcasti kinni püüda, et saada kaardistada, et mis ta olukord on, aga jah, tõesti, Titan sees ta on selle ründemootor, aga Erik Frank oli siis quarterback, eelmise aasta quarterback, Ott Sellis mängib see aasta siis white tight endi puhtalt, et noh, kuna see on see mingi 80-20 reegel, et kas me saame 80% selle eest, eks ju, et jah, Ott püüdis 1 touchdowni, Markus Nurmik püüdis 2 touchdowni ja Erik jooksis veel jalgupidi ka, seal oli päris, selles mõttes jah, ja hästi palju optionid kasutatakse Jörgenile, et Erik ja Jörgen jooksevad koos välja ja siis kiire pitch option sinna paremale või vasakule. Et jah, Titans võttis kindla võidu, et see Riia vist netojardid, mis nad said, oli, kas see on -32, jah. Jah, see on nii klassikaline Riia asi ka, et seal päris mitu snappi oli fumbled ja siuke värk, et see jah, tasemevahe on praegu suur lihtsalt kahjuks, et kahju, et Riia ei saa nagu paremat matsu vastu panna, see Eesti lati oleks nagu vaja, et ma ei tea, mõned shoutout'id võib-olla ka, et Arvo Teis siis lõi ajaloolisi field goal'e seal ja extra point, eks ju, uus asi, mis Balti liigas see aasta toimub. Ja siis võib-olla Brent England ka shoutout, et tõeliselt vinge kaitsemängija, kes siis mängis praeguseks Titansi eest viimase mängu, et loodetavasti näeme millalgi teda Titansi jerseys veel. Ehk siis meie ainuke importmängi tehniliselt, ta ei ole, ta on Eestis ainult vaata ajutiselt, et ta pole, elamusluba tehniliselt on, aga ameeriklane siis ja üks talendi ikka meil kaitsemängid üldse tegelikult Eesti ja Ameerika ajaloos, see on jabur, kuidas ta liigub, vaata, et nagu sa näed kohe ära, et need on mänginud. Ta on nagu mänginud rahulikult keskkoolis mängis, see oli ta lagi, et nagu see, kuidas ta liigub, on niisugune söge. See füüsilisus, millega ta mängib jah, et ta on tõesti, et ilmselt seal, see mõttes Ogün samamoodi vaata, toob seda nagu kõrgemat taset sisse, aga ma arvan, et Brent on väga paljusid seal secondary's eriti just nagu aidanud ja tema see mentaliteet on kaitses mänge võitnud ausalt öelda Tartu jaoks. Ja, nagu see domineerib täielikult, on ju. Et selles suhtes mänge, et kõik see väga paljud said mängida, paljudel olid häid hetki, üks big six oli seal, 2 interceptionit oli, et Tartul tundub väga hästi minevat, et siia, kui on endal huvi proovida nüüd, et nagu meeskond on olemas, meil on osa meeskonnast on Tallinnas, osa on Tartus, et meil on küll üks meeskond, aga see ei ole täiesti võimatu, et kui sul on huvi ja sa Tallinnas, et sa saad täiesti vabalt mängida. Ma käisin Saaremaalt mängimas, nagu see tehtav, vaata, et ühendust on ja siis järgmine mäng on siis juulis 11 juuli ja see on Kaunases, aga kuna praegu on lennupiletid mega odavad Vilniuses, siis pead ikkagi Vilniuses Kaunasest veel bussiga saama, et isegi Tartu plaanib ise lennata suurem osa mängu. Et siin pead vaatad ka, et mingi viimase info järgi oli 15 € ühe otsa pilet, ehk siis 30 € kokku, et nagu see ei ole mitte midagi, et kui tahate kaasa minna elama või minna vaatama siis eelmise aasta finaali rematchi, mis peaks olema nagu close-in mäng. Et see on üks väga-väga hea võimalus, aga Kallaste, mis te siis Kopenhaagenis tegite, mis te flag'iga siis tegite? Jah, olime samal ajal, et loodetavasti, või ma tahaks tõesti loota, et selles Kaunase mängus näeb siis 2 flag footballi mängijat ka väljakul. Sa ja Norman, jah? Jah, et lähme aitame seda receiver core'i veidi, kui mitte ka DB core'i. Aga jah, me käisime samal nädalavahetusel, käisime siis Kopenhaagenis, sellel Kopenhaagen Bowlil, mis kuskilt ma lugesin, et on võib-olla isegi Euroopa suurim turniir, mitte ainult Põhja-Euroopa. Et see on tõesti, see on niisugune nagu šokka, et meil Haapsalu kutid olid koos meiega samas hostelis, üks kutt oli meiega samas ruumis isegi. Kopenhaagen on kallis, hostel oli vaevat. Aga siis eelmine õhtu või reede õhtu enne seda, siis ta ütles ka, et kuule, et mis see nagu atmosfäär see on või mis see on, siis me ütlesime kallale ka, et sa saad šoki seal. Et see on ülivinge. Sa lähed nagu sealt, see natukene linnast väljas, aga ikkagi nagu seal linna ääres. Ja siis sa kõnnid kuskilt sealt spordijoone tagant ja järsku on suur muru välisu ees, kus on 20 väljakut, 100 tiim, üle 1000 inimese ja igal väljakul kogu aeg mängud toimuvad. See on täiesti nagu pöörane vaatepilt selles mõttes, et nii see nagu käib. See on nagu, kui sa rääkisid seda meile ka, kui sa olid seal, siis sa saatsid paar pilti. Meenutas mulle kohe, ma käisin kunagi noorena, kui kossu mängisin, käisin lahtis seal kuradi 5 tournamendil. Samamoodi nagu suur hall ja kus sul on nagu mitu erinevat kossuväljakut ja kogu aeg möll käib ja lärm käib. Piled, kogu aeg mingid asjad. Ja, eks siis siuke vibe oli, jah. Ja siis sul on see üks nagu see main field, aga 20 väljakut on seal taga. Et jah, et me läksime sinna, ma vist
osa enne seda, kui me Otiga rääkisime ka, et noh, et vaatame, kuidas meil selle koosseisuga läheb, et meil on osad ja kuule, Kallast ütles, et ja me oleme lihtsalt osalema, et meil polegi ei, ma nii ei öelnud. et osad poisid olid metsas, eks ja noh, mis iganes värki, eks ju. Oota, ma võtan selle appi, ma peaks olema selle graafiku lahti ka võtma, aga ühesõnaga me siis alustasime laupäeva hommikul ja võitsime selle esimese mängu, ma kohe võtan lahti, nii, see oli siis Red Pandas vastu, võitsime, siis mängisime Oslo vastu, võitsime, siis mängisime Time for Revenge'i vastu, kes olid nagu sellised vanameistrid. See mäng oli siis niimoodi, et 18-20 oli, kui me skoorisime viimase touchdowni, vajasime siis 2-point conversion'it, mina ja Marcel connectisime siis oma sellisel leivanumbril slot comeback'il, viigistasin mängu ja siis ma hakkasin räigelt trash talkima seal, et davai, et lisavad paneme kotti need vennad ja siis kohtunik tuli suurus kätte, ütles good game, tie, ma mõtlesin, mida? Et ma ei teadnud, et me viiki jääme. Ja siis, aga jah, ja siis ühesõnaga, ja siis võitsime ühe mängu veel grupis. Saime tänu sellele, et kuna see Time for Revenge siis kaotas oma viimase mängu, siis me võitsime oma grupi. No see on selles harrastajate divisionis, ma meenutan. Aga me võitsime oma grupi, mida mitte keegi meist ei oodanud. Et me arvasime, et kuule, et pääseme sinna ülemisse bracketisse. Seda me ei oodanud. Et me nii teeme. Ja siis, aga siis kurat jah, põrkasime kohe play-off esimeses raundis lõpliku meistriga, ja saime neilt päris sükse koleda kaotuse. Halb mäng oli meie poolt ka. Aga oli nagu mängitav või oli siis oli. No me seda turniiri vaatad, siis finaali vaatasid käes, mõtlesid, kurat. Et me ütleme nii, et me järgmine aasta lähme nagu teistsuguse eesmärgiga. Okei. Eks siis see ei olnud nagu öö ja päev, aga sellepärast, et see on see pro divisionid on ju. Ja seal on see, kuigi tegelikult me olime selles harrastajates, seal on eliit ja seal vahel on competitive, mis see aasta oli esimest korda, eelmine aasta oligi see, et osad tiimid, kes eliiti ei saanud, nad mängisid koos meiega ja siis oli räme taseme vahe, me mängisime ka mingite koondislastega, et nüüd nad said selles competitive'is, kuigi me vaatasime seda competitive'i finaali ka ja kui meil aasta aega veel anda ja meil need siigid ja need poisid, kes et kui me täiskoosseisuga läheme, siis meil ongi järgmine aasta siuke otsustamiskoht, et kas me mängime competitive'i või proovime harrastajaid võita. Aga eliit on see, kuhu sa pead saama kutse põhimõtteliselt. Jah, et nad jah panevad, seal olid, see aasta olid vist Taani, Rootsi, Saksa koondise tüüp oli palju seal kohal, et seal on ikka koondised ja ja siis Eesti koondis ju. No tehniliselt. Aga kusjuures Bulgaaria koondis mängis meiega ühes divisionis mingil põhjusel ja siis nad tulid vahepeal rääkima ka, et te olete Eestist, et me tahaksime teiega mängida. Siis ma alguses saanud aru, et kas nad tagavad meiega mängida, kuna me oleme prügid või midagi, aga me järjest võitsime mänge, nad tulid ikka sama jutuga, et kuule, et põmm, kohtume hiljem, vaata. Siis ma mõtlesin et kas me oleme Bulgaariaga mingid semud järsku, et tore. Aga jah, siis ühesõnaga jah, me langesime sinna 9. kuni 16 koha peale. Ja seal jätkasime oma kuradi võidukat teekonda, et panime seal eelmise aasta rematchis panime siis Phoenixile ära, ma ei mäleta, kus need Phoenixid olid, sakslased vist olid. Siis kohtusime tiimiga nimega Kickers, mis oli väga irooniline nimi flag footballi jaoks, kus sa kordagi palli jalaga ei löö. Seal oli 28-14, mis oli ühtlasi meie suurim võit, see on ka ainus võit, mis oli üle ühe skoori. Kõik olid one score game'id. Okay. Ja siis võitsime selle mängu ära, ootasime oma siis seda 9. koha mängu vastast ja siis saigi selgeks, et kurat jälle näeme seda Helsingi satsi. See kellel te võitsite finaalis, on ju? Ja isegi 2 korda, me mängisime grupis ka nendega, vaata seal Soomes. Et 2-0 olime. Kõigil kehad nii kuradi kanged, sa oled mingi 8 mängu mänginud 2 päevaga, eks ju. Helsingi maadel ka. Ja see oli hästi pingeline mäng, sommide vastu nad skoorisid kohe esimesel drive'il, ma tundsin isegi, mul pole juice enam, et ma ei jõua enam. Aga siis viigistasime poolajaks, äkki teise poolajal, kus läksime juhtima ja siis hoidsime nad edasi ainult 6 punkti peal, võitsime 12-6 ja saime selle 9. koha kätte. Et jah, ma ei tea, ega mul palju öelda polegi, et kurat shoutout. Ja see ei ole üldse palju rääkinud praegu, jah. Ei ole jah, järjest. Et ma ei tahtnud tegelikult selleks tricapi teha, aga kurat. Ühesõnaga shoutout tervel tiimidena. Shoutout Marcelile, kes on saanud selle viimase kuu aja jooksul väga enesekindlaks QB-ks, shoutout Normanile loomulikult, kes on playmaker ja Jan ja tüdrukud, mõlemad, Nastja ja Darina said kõvasti mängida, Nastja on meil starting corner, aga Darinat me panime ka seal igal pool mängu. Et jah, hästi lahe, et noorkutt Mait tegi ka playsid, ta on meil siuke potentsiaalikas poiss. Et jah, hästi vinge, et see viimased kuu aega alates sellest Helsingi turniiri võidust kuni siis nüüd selle Kopenhaageni 9. kohani on siiamaani kehas on surin sees, et mis me just tegime, et üle ootuste, hästi vinge. Kuidas Haapsalul läks?
Haapsalu jäi sinna madalamasse bracketisse, kus me eelmine aasta, et neil oli ikkagi, neil on see, ütleme see QB stabiilsuse küsimus, et nad proovivad noori kutte vaata, et et seal ongi, et sa saad need vitsad kätte, kui sa viskad indi või 2, aga flag footballis, kui sa viskad indi või 2, sa ilmselt kaotad selle mängu vaata, et seal pallikaotus on nii oluline. Et jah, aga nad said ühe loobumisvõidu kätte. Ja siis võitsid oma järgmise mängu nagu official'i ka, et nad said oma võiduarv avatud. Ma isegi kohta seal lõpus ei tea, eks nad seal kuskil 30 ringis olid ka midagi sellist. Aga jällegi noortele hindamatu kogemus selles mõttes, et nad kindlasti, John iga kord räägib mulle ka, et iga kord, kui me nendega mängime või iga kord, kui mingi mäng on, siis nad poisid on nii näljased järsku, et need hästi palju, seal Haapsalus on hästi palju talendikat kutt, et tuult neile tiibadesse igal juhul. Ja, selles siis väga hea 2 meeskonda esitatud ka vaata, seda Eestis pole kunagi enne juhtunud. Meil olid ja teinud pilti ka, kõik olid nii nagu vaata hoos terve aja, siis me jäime seda eliidi finaali vaatama ja sest lõpuks saime arvas, kui me lennukis olime, et meil pole ühtegi pilti tiimist, et nii me ootame, et turniirilt oleks mõnigi foto meist, aga eks näis. No siis teine kord peab ära võitma, siis on võib-olla paremad vaata. No siis saame sinna main fieldile, siis saame striimi ka, et ega palju puudu ei jäänud, ütleme niimoodi, et jah, järgmine aasta ilmselt see Kopenhaagen jääb meil traditsiooniks ja järgmine aasta lähme juba suuremate eesmärkidega, et ja mis ma veel öelda tahtsin, oli see, et mitte, et ma piisavalt öelnud ei oleks. Me käisime, või õigemini, mis ma tahtsin öelda, on see, et me tahame korraldada igal juhul, võib-olla me korraldame, me peame seda Titansi graafikuga muidugi klappima, aga tahaks korraldada siin suve, ütleme teises pooles mingi näidisturniiri, olgu see kas või siis Titans, Bowlers ja Haapsalu, aga potentsiaalselt ka Helsingi tiim tegelikult rääkis, et tahaksid ka Tallinnasse tulla üle pika aja, et võib-olla saame midagi tehtud, et igal juhul tahame flagi teile ka tuua kuulajatele ja fännidele, et saame mingi asja korraldada ja siis sellise tubli päeva teha turniiri, et jah, sellest räägime siis, kui see saabub. Jah, ja suvepäevadel ka siis võib-olla saab palli kindlasti loopida ja saame võib-olla niisugused lahedamad mänge mängida, kui tahame seal, ehk variant on alati olemas. Just nii. Kusjuures tegelikult see ka, et me käisime ju seda Nordic Stormi mängu vaatamas laupäeval, juhtus lihtsalt nii, et see kodumäng oli ülilahena, see on lahe atmosfäär, ma ei olegi nagu euro tasemel vaata seda mängu käinud, et Storm võitis kodus Tirol Raidersi vastu, siis kärises suuremaks poolajaks, oli vist suht tegelikult tasavägine, aga seal need Stormi püüded on ikka kuradi dünaamilised ennad. Brandon Bow on päris hea, seda vendas ise ka taga aetud vahetevahel, kui ta 24 oli meil receiver ja siis trennis ikka vahetevahel jõuad sinna. See on hea poiss, ja kaitses paar playmakerit, aga seal oli tore, saime hot dogi ja külma õlut seal mõnusal Kopenhaageni päikese all, et palju piletid olid? 20 kulli vist oli, sest me läksime Statale tegelikult, kui ma vaatasime mingi paar päeva enne, see oli vist kümpaga tegelikult sai sisse sinna. Kohad, aga tribüünil oli nii piisavalt vabu koht, et me lihtsalt liikusime, kus iganes me tahtsime, aga tegelikult olid nagu istekohad. Okei, sest et see on huvitav, päris kirves, sest me Ott Eerikuga just eelmine episood tegime nalja, et Londonis oli 25 poundi vaata ja siis jumala tühi tundus ka olevat see Londoni mäng, nii palju kui ma vaatasin, et Ott Eerikuga saab rääkida täpsemalt järgmine nädal, et kui palju see oli, aga ja meil siin on kümpa, Ott Eeriku juures on ka vist kümpa, kui me eksi. Nad just tegid mingi reklaami tegelikult, aga see on see kurdi Poola numbritega ju, või vitsi konvertida vaata. See on 15 euri oli see, minu arust oli 65 seda, mis iganes neil seal on. Jah, neljakordne umbes, sest et kui sa ostad üks karp snuus oli 18, see oli 4.50, kui ma eksi. Ma käisin Poolas ja usu mind nagu kõik kirjutasid, kas sa saaks mulle snuusi tuua? Mina me ostma pean, ma ei tea, mis need ongi. See oli nagu vanasti, kui keegi Rootsi kruiisil läks. Ja, täpselt, tornidega tagasi. Thunder Frosti korrali 2 torni. Ja, sama ju, kui me käisime ju Rovaniemis mängul, usu mind, me ei läinud otse Rovaniemist Tampere tagasi, me söötsime läbi Rootsi, seal piiri pealt läbi, et ja seal poes müüdi ainult Nokosi ja ainult snuusi. Ostsin hästi palju Nokosi, mõne jumala huvitav, mulle lükati vähemalt karpi 2 torni, sest et vaata üle piiri pead ikka tulema, kui need kontrollivad. Minu seljakotis on ka ikka olnud, kuigi ma ise polnud kunagi snuusi venderit. Aga footis ikka üllatavalt palju kasutatakse. Jaa, nagu see on, kõigil on olnud. Ja nagu see on nagu sommides on nagu, see on mokk on üleval, seal on mingi 8 tükki sees. Meil oli kunagi Märjamaa üks kossupoiss ka, kellel oli mingi 6 tükki korraga all kossulaagris, ma mõtlesin, et mida sa teed. Tegelikult see oli huvitav, viimane asi Kopenhaageni kohta, see Adam Schefter tweetis selle turniiri kohta, kuna mingi agent, endine mängija. See oli ju see Tommy Cutletsi agent. See on sama vend, see Sean. Jaa, minu meelest oli see vend.
ma mõtlesin tuttav nägu. Confirmi üle, et minu meelest oli see sama vend. Oota, Tommy DeVito appi. Tommy DeVito oli ta nimi, ehk siis mäletate seda Tommy DeVito, vaata, kui ta Giantsiga võitis 3 mängu, vaata, mingi 4 aastat. On sama vend, jah? Ma ei pannud üldse kokku reaalselt, Ta oli nii, vaata. Ma oleks ka näopidi aru saanud, aga ta on jõhkralt kuradi jolkt up vend mingi steroide pannud. See vendas 100% mingite ainete peal nagu. Aga veresooned igal. Tommy DeVitol oli see agent, vaata, kes oli see hästi fancy Itaalia kutt, vaata. Ehk siis ta on tegelikult itaallane mingite juurtega või võib-olla isegi. Eks nad kõik on. Ja siis ta try out'is põhimõtteliselt, ta üritab siis Itaalia koondisesse saada. Itaalia koondis on maailmas üks parim, kui mitte parim. Kas nad tegid ära USA-le viimati vist maailmeistrikatega? Viimati mitte, aga nad on võitnud ja nad on Euroopa varasemalt on ära teinud. Et Itaalia on üks tugevamaid koos mingite Saksamaad. Ja Itaalia quarterback on NCAA nagu FBS-i itaallane seal. Et see sama vend, kes on võitnud fucking kõik tiitlid Euroopas ameeriklasena. Et ta on tegelikult läbi Itaalia koondis alla, vaata. See on nagu, see flagi eliidis on ikka, seal need nimed on sögedad. Ei, ja see athletic tase ka, et ma olen siin kõigile, või kes ei ole näinud, võid kirjutage mulle see eliidi finaalid. Ameeriklased võitsid, see oli vist esimest korda ei olnud Euroopa tiim. Et Iisraeli tiim ja siis Ameerika kaldkriips äkki Austraalia isegi või? Aga et kaugelt tulnud ja üks ameeriklane, kes eelmine aasta oli USA selles mingis valiklaagris või selles, et see sama, kus Robert Griffin käis, vaata. Nüüd see aasta. Et see tüüp tegi ikka jõhkraid playsid, see on täiesti nagu see füüsiline tase on täiesti uskumatu, et ma käisin just hiljuti, olin selles Vikerraadio saates ka, kus Juhan Kilumets või Vedru küsis, et kuule, et mis võimalus on, et Eesti läheb olümpiale. Ma ütlesin, et neid tüüpe, ma pean ennast üsna heaks mängijaks, sellel tüübile ei jõua mina kuskile järgine. Sul on vaja paari sellist paganama Karl Petersoni taolist veel. Tiim peab Petersoni täis olema põhimõtteliselt, et seal proovida. Jah. Aga jah, ühesõnaga, see on siis ajalooline nädalavahetus, miljon asja ei rääkimata muidugi ka ja ma oleks võinud ka siin veel tunnikes rääkida, aga me paneme edasi, Tartu Titansi hooaeg on siin pikk ja tõesti, nagu ma ütlesin, et teeme siis, proovime selle flagi ka teieni tuua, et saaksime seda taset natukene näidata. Aga lähme siis NFL-i asjade juurde siin, uudiseid on omaga juhtunud, viimane kord, kui me vist sellest rääksime, oli mai alguses, kui draftid ja need asjad läbi oli, kui hype oli jube suur, et see hoog on natukene raugenud, aga siin mõned lepingupikendused näiteks, mis siin on, et võtame sellised uudised kokku lihtsalt. Et siis valitsev NFL MVP Matthew Stafford sõlmis üheaastase pikenduse Ramsiga suur raha, 55 milkut või kuni 60. Et tehniliselt tal on 2-aastane leping tegelikult praegu all, mis teeb selle Ty Simpsoni valiku ikkagi vägagi selliseks küsitavaks, aga see on pigem palga nihutamine vist, et see Rams saaks lihtsalt nagu teisi panna. Ja seal on see numbrid, mis nad announce'isid, see ei ole tõsi, nagu, et kui sa vaatad praegu, see nende numbrite järgi Stafford on siis teiseks kõige rikkama NFL-i quarterbacki lepinguga, tegelikult see on nagu BS. Põhimõtteliselt deal on see, et järgmise aasta märtsi 3. liiga päeval nad peavad tegema järgmise otsuse, sest et kui Rams kui nad ei muuda midagi kontraktis, Staffordi vist 28 aasta mingi 100 miljonit saab või? Midagi sellist, aga kui Rams meeskonna ütleb, et me ei taha, siis seal pole mitte midagi, et nagu seal mingi dead cap'id ikka, aga see on niisugune nagu poliitiline, see on rohkem nagu see salary cap'i management'i asi. Just, täpselt, et salary manipulatsioon. Aga ta ütles, et ta ei välista, et see on viimane aasta tal. Ehk siis ta võib vabalt veel mitu aastat mängida. Jah, see oli võib-olla see kõige suurem uudis ja tegelikult sellega sarnasel teemal on see, et Aaron Rodgers andis lõpuks oma allkirja Steelersile ja tema ütles, et see hooaeg jääb tema viimaseks, et ta ütles päris konkreetselt ka seda, et ta isegi ei jauranud, et ta ütles, et this is it. Et potentsiaalselt me näeme sellist ühte quarterbacki põlvkond, Rodgersiga lõpeb nagu üks põlvkond, Staffordit võib-olla mitte, Stafford tegelikult samas põlvkonnas ikkagi. Või ta on viimane seal vaata. Jah, umbes nii, aga seal on need Flaccod ja need veel, kes tiksuvad, aga jah, need Stafford ja Rodgers, mis Stafford otsustab muidugi, kui ta kehaparas toimib, siis ta ilmselt mängib. Mäletad, eelmine aasta samal ajal me ei teadnud üldse, kas ta mängib see aasta, vaata. Aga vaata, kui palju muutub aastaga, kui sa oled MVP järsku. Kui sa oled MVP ja Superbowli tiim, eks peaaegu, et jah, see võites on palju toredam. Mõned siis veel, teeme pikendused enne läbi. Steelersi kicker Chris Boswell, keda võib NFL-i parimaks nimetada, täitsa vabalt sai suure lepingu 4 aastat 28 milkut Brandon Aubrey'ga siis Viigis.
rahaliselt $7 miljonit, et Boswell jätkab. Derwin James sai väga vaikselt väga suure lepingu pikenduse, 3 aastat 25 per aastas ja peaaegu 60 garanteeritud, et Derwinile väga korralik raha, aga noh, eks ta on selle kaitseliider ka, et eks näis, kuidas nüüd ilma Jesse Minterita teda kasutatakse, aga see on seesama Michigani süsteem niikuinii. Devon Achan, kes on siis Miami olevik ja tulevik, sai päris korraliku 4 aastat, mis on 68 garanteeritud, sellest oli pool ainult peaaegu, et no ütleme siuke ümmarguselt 2 aastat 16 per leping, aga noh, seal saab pikendada ja nihutada. Veel üks undervalued position, Detroit Lionsi linebacker Jack Campbell sai raha. 4 aastat 80 milkut, 50 garanteeritud, et noh, seal ma mäletan, kui see salary cap'ide jutt oli, vaata, siis räägiti Campbellist, et noh, et ta ei saa tag'i, kuna outside linebackerid lähevad arvesse. Ja 50-year option ka ju decline'iti vist või? Just, kuna see oli liiga kallis, et noh, nad jäid küll selle alla, aga ma ei arvanud, et Jack Campbell saab 20 milkut aastas, et noh, päris, aga noh, ta on siuke kultuurivend vist natukene ka, et noh, ilma see Lions ei oleks see. Jah, et nagu ja tal oli päris hüppega eelmine aasta vaata, et nagu all pro oli ju, et nagu mis on nagu unustad ära, aga vend oli all pro NFL-is ja muidugi Fred Warnerid niisugused olid väljas on ja see, aga ikkagi nagu see, et ta valiti lõppude lõpuks esimese raundi pikk oli vaata üllatuslikult vaata koos Jameer Gibbsiga on ja, et see tundub et nagu ära tõestanud ennast küll, et see pikk, hästi liikuv middle linebacker, Giants, meile 2 tükki, palun töödake. Siis Breece Hall sai, sellest me vist ka ei rääkinud mai alguses, kui me tegime viimati, et Breece Hall siis pikendati leping 3 aastaks ära, loogiline igati, selles mõttes Breece on talendikas vend ja Jetsil on talendikaid inimesi vaja, kuigi neil talenti on, neil on probleem see, et neil oleks quarterbacki vaja. Ja siis Texans tegi huvitava likke, kus nad lihtsalt andsid Nico Collinsile rohkem raha, et seal ei olnud, noh tingimata ei olnud nagu sellist lepingu pikenduse vajadust, kuigi Nicot on pikalt räägitud, et see on üks NFL-i nagu paremaid lepinguid tiimi poolt, sest noh, teised receiverid saavad 30, minu arust tal oli 24, et Nicol anti siis põhimõtteliselt see aasta $9 miljonit sularaha ja järgmine aasta $8 miljonit sularaha, lihtsalt, et ole sina edasi. Et aga Houston on seda varem ka teinud, et noh, see on asi, vaata, see on täpselt see asi, mida räägitakse, kui see, noh, ma ei tea, ongi mingid Bengalsid või need, vaata, kes noh, okei, Bengals nüüd raha kulutanud, aga noh, mängijad näevad seda ja teavad, et okei, see tiim hoolitseb mu eest, kui ma hästi mängin. Ja see ongi see. Aga miks nad seda teha saavad, sest on quarterbacki rookie kontraktiga vaata. Just. Ja võib-olla räägime reaalselt, see aasta see on mingi, siin suvel saame jaurata, aga võib-olla ei ole kõige targem neile CJ-le anda raha, et nagu mingi tuualepingut sa ei taha ilmtingimata talle anda. Koos selle quarterbackiga, kes enne teda valiti sama lugu. Jah, täpselt. Et jah, ma ei tea, kas siin üldse neid lepingu pikendused sul jääb keegi nagu eriti silma või vaatame edasi. Derwin James on Kyle Hamiltoniga üksi omas stratosfääris safety'de koha pealt, ma vaatasin just järgi, et nagu Kirby Joseph oli 3. vist average salary'ga, see oli 21 milli, ehk siis, et ja, täielikult ta on kultuurivend, nagu seal nendele sa maksad ja ta on vist ju, see oli Teleskoga valis draftis ka ei ole vist, ta on vist see kolmas coach vähemalt tal selles samas organisatsioonis, mis näitab päris palju vaata tihti peale, et kui on coach'ide vahetus, siis need mängijad ei tähenda sama, mis nad enne tähendasid sellele organisatsioonile vaata. See on nagu väga näide. Ja minu arust iga coach, kes sisse, okei, Jim Harbaugh kiidab niikuinii kõiki, aga iga coach, kes sisse tuleb, on nagu see, et me ehitame selle asja Derwini ümber, et noh, ta on seesama prototüüp, mis me räägime, et noh, Kyle Hamilton või nüüd Nick Manwari või need tüübid, et noh, Derwin on see prototüüp põhimõtteliselt tegelikult enne neid, et jah, hästi vinge karjäär ja jätkab siis Chargersiga, see on hästi lahe, jah. Ma ei tea, mõni siis free agent signing lisaks Rodgersile, Jawan Jennings läks lõpuks turult ära Minnesotasse, kellega teda seal pikalt seostati, 1 aasta 13 milkut, huvitav, et ta varem ei läinud, ilmselt ootas paremat pakkumist, mida ei tulnud. Ja nüüd võttis siis selle 1-aastase lepingu, Vikingsis tegelikult päris lahe olukord tema jaoks, et noh, Addison on hea mängija, aga noh, see on stabiilsuse küsimus, eks ju, ja noh, Jeffersoni kõrval, Kyler loobib ju palli, noh, idee poolest peaks loopima seda palli korralikult, et võimalusi on. Jah, ja rünne on ka siuke, vaata, ja receiveri sõbralik, vaata. Ja ta blokib ka hästi, et kui ta see, noh, see mõttes, et seab ennast üles järgmiseks aastaks siis lepingu jaoks. Chargers lisas David Njoku, aastane deal 8 milkut jälle, hea paar käsi. Atleetlik koos selle noorega, selle pikaga, kes neil nüüd on. Kaiton, no ei ole Barham oli see vana. Ma tahtsin just sama öelda. Oota, ma panen teise ründe skeemi, ta näitab praegu Njoku starterina. Kes see teine tight end on nüüd? Gatson.
Orlando Cats. Orlando Catston jah, issand, mul tuli ka Parham meelde, what the fuck. Tema jah, et lisaks siis nagu ja siis need receiver'id, kes neil seal on, et Chargers ehitab ennast ülesse. Calais Campbell, mitte Jadavion Clowney, läks Baltimore Ravensisse tagasi, kellega tegelikult huvitav, ma olin unustanud selle täitsa ära, aga kui ta viimati mängis, see oli siis 2022 või 22 jah. Tegelikult see lahkuminek oli päris siuke nagu turbulentne, et seal oli, et noh, vist Calaisile lubati, et noh, et tuleb tagasi ja siis pakkumine, mis tehti, oli palju väiksem, mis Campbell kuskil meedias isegi kritiseeris seda. Ja nüüd tuli tagasi, ütles, et see on water under the bridge, et 40-aastane 19. NFL-i hooaeg Calais Campbell, kes on ka tõeline friik olnud oma karjääri jooksul, et lahe signing. Ja ja Seahawks siis asendas Boye Mafe Dante Fowleriga siis üldiselt, et Fowler läks siis 5 milku eest sinna. Ta juice on veel päris lahe mäng. Ja rotatsioonis, vaata, ta ei pea olema põhivend enam, vaata, et see on nagu see kaitseliin on, seal on palju veterane, vaata, et nagu mõni neist niikuinii võtab sammu tagasi ja saab viga, vaata, Marcus Lawrence'id ja siuksed on, vaata seal, et nagu see on siuke odav ja siuke safety pick rohkem nagu. Just, nad tõid ju draftis ka veel sisse ja et rotation, nagu sa ütlesid. Siis meil on mõned off the field jamad, nagu ikka off-seasonil on. Peamine küsimus vist keerleb praegu Josh Jacobsi ümber, Green Bay running back siis, kes päris kehvad süüdistused, 5 tükki või õigemini ta arreteeriti 5 siis kahtlustusel, et seal oli füüsiline vägivald ja kõik asjad, kägistas oma elukaaslast vist, kui ma ei eksi. Vist jah. Et päris kole olukord, tal käis ise andis ennast üles, aga seal Matt LaFleur ka kommenteeris, ütles, et mul ei ole midagi öelda, et vaatame, mis siin juhtub, et eks me teeme sama. Ehk siis süüdistusi ei ole, ametlik süüdistusi pole tulnud, ka sai just vanglast välja ka praegu. Jah, see just äsja juhtus jah. Et süüdistusi veel ei ole, et eks me näe, et see ei kõla hästi, aga teiselt poolt peab ütlema nagu Stefan Digsi olukorras, mille üle me tegime ka nalja päris palju. Lõpuks tuli välja, et see oli absoluutne money grab, nagu see oli kõik made up bullshit. Ja kõige haigem on see, et kui sa lähed money grabi tegema, ära filmi ennast tantsimas, et sa saad raha. Nagu filmi pärast võib-olla. Jaa, pane mingi Insta-klipp, et näe, ma olen kuradi Bahamal, eks ju, või mis iganes, et mitte, et sa oled kuskil kuradi tantsid, et näe, ma saan rikkaks nüüd, siis seda näidatakse kohtusaalis. Ehk siis Stefan Digsil pole järsku off the field jama, mis on, või noh, tal on teised raskusi off the field või no, ta teeb oma elu ise huvitavaks, aga samas mis sa ikka charge'id, kõigile meeldib oma elu elada erinevalt, et siis nüüd ta on tegelikult päris väärtuslik vabakindi receiver veel, kes on olemas. Absoluutselt, et ta annab igale tiimile veteran presence'it, kas on hea või halb asi, eks ju. Siis James Pierce, kes on siis Atlanta noor pass rusher, kes tegi väga hea rookie hooaja, tal oli sarnaselt Jacobsile väga koledad süüdistused. Kõik need süüdistused võeti nüüd tagasi, Pierce leppis sellega, et ta läheb aastaks vist või mingi rehab program, mis iganes. Et kui sa oled rikas ja talendikas NFL-i mängija, siis pääsed sellistest asjadest päris kergelt. Ta naine, või see naine, kellega see probleem on ju tegelikult vist WNBA mängija, kui ma ei eksi, aga see on jah. Et loodetavasti James Pierce siis muutub, et anname siis teise võimaluse inimesele. Jah. Ütleme nii. Rashee Rice. Peame sellest ka korra rääkima. Rashee Rice, Chiefsi receiver, talendikas, väga siuke PPR fantasy geenius, püüab hästi palju lühiksi palle ja toob väga palju yards after catch'i. Kust oli SMU-st tuli või? Jaa, oli vist küll SMU. Mul räigelt meeldist, me rääkisime vaata 3. raundi pikki jumal hea ja siis... Ja ta on olnud tegelikult, kui ta väljakul on ta hea, kui ta, ma ei tea, autoga sõidab, siis ta ei ole väga hea. Tal oli ka suured jamad, ta põlv oli lõhki üle eelmine aasta, mitte see, mis juhtus, vaid ülemine. Patrick Mahomes ise võttis selle põlve välja, vaata. Just, aga nüüd Rashee Rice siis käis põlveoperatsioonil ja paar päeva hiljem ta läks vangi, kuna ta on katse ajal ja ei tohi pahandusi teha, ta jäi kanepiga vahele ja nüüd ta taastub põlveoperatsioonist vanglas ja see on ta lepingu viimane aasta. Ma ei tea, mida öelda. See rehab ei väidetavalt pidi olema mingi 6-ajaline rehab, see oli kerge puhastussituatsioon, et ei ole midagi suurt, aga just peale oppi kohe lähed vanglasse, kus sa ei saa piisavalt head nagu treatment ega midagi, eks siis see rahulikult 2-3 kuune rehab sealt, et ta tagasi tuleks mingi, mis vormis ta nüüd tagasi tuleb, on jah, see on nagu absoluutne nagu BS, nagu, see on kõige halvem situatsioon, mis tema jaoks sai olla, sest väidetavalt oli ju see, et peale oma esialgne plaan oli peale oma teist aastat
vaata see, millal see juhtus peale esimest aastat juhtus see off the field jama ju. Ja siis plaan oli see, tundus, et ta üritas nüüd seda kohtukeisi lükata edasi, et see NFL-i suspension tuleb 3. aastaks, mis tähendab, et 2. aastal me saame lammutada, 3. aastal, ma olen suspended, ma ei saa ja siis me saame raha küsida, vaata. Aga ta 2. aasta läks ju vigastuse nahka seesama, mis me rääkisime, kus Mahomes ise kogemata, peale interception sõitis peale põlve sisse, et tal on ikka päris aia taha läinud see rookie contract, ütleme. No ja see ongi nagu, et ja see vigastus on, mis ta on, aga see on su enda vaata süü. Et seal ei ole kedagi teist süüdistada ja siis ongi, et meie listis ongi Stephon Diggs on kohe järgmine teema. Ja siis kohe pärast seda tuli AJ Browni juttu uuesti ülesse ka, et äkki Chiefs torkab oma nina sellesse vestlusesse sisse, et jah, see Chiefsi wide receiveri olukord, me oleme sellest rääkinud ja suur põhjus, miks me sellest räägime, ongi see, et sa ei saa Rashee Rice'i peale lootma jääda ja nii ta, selles mõttes ta väljakul ilmselt on, aga jah. Mis mastaabis. Nolan Smithile ka ma ütlen lihtsalt palun võtta hoogu maha, aga ta on Georgiast, nad niikuinii ei kuula mind. Ja siis Ülar, sinu quarterback tegi ka, ütleme tekitas diskussiooni, ma ei tea, mis ta tegi. Jackson Dart sai rohkem heiti online'is kui Josh Jacobs, kes väidetavalt kägistas oma elukaaslast. Just saying. Aga jah, Jackson Dart oli Trump rallil seal, tegi seal, aga see teik oli päris head, et vaata ta kas küsiti, et kas sa ei arva, et NFL-i fännid keeravad su vastu või midagi sellised. Arvatavasti väga palju siniste juustega naisi ei ole NFL-i fänne niikuinii, et mis seda valid point tegelikult. See on fair. Aga see on USA poliitika ja sport tihtipeale käivad käsikäes ja need seal hakatakse neid pooli valima ja see on niikuinii see poliitiline pool on USA-s nagu ta on, me kõik teame, et see on meie jaoks on see kerge miim on ja, aga ega me ka väga palju kaugemal sellest ei ole tegelikult. Ausalt öeldes, et kõik, mis seal toimub, mõjutab meid ka natuke, et Jacksonil on see, et vähemalt ta saab oma peatreeneriga siis rääkida oma lemmikpresidendist. Mis on lihtsalt jah. 2 aastat on aega veel, ja täpselt vähemalt, kui ta kolmandat ei leia kolmandat aega. Aga jah, ühesõnaga off-seasoni probleemid, nagu Pavelil ikka alati meeldib jälgida, et oleme selles ajas, kus sellised asjad tihtipeale pahatihti juhtuvad. Jah, kahjuks küll jah. Eks kõik. Aga jällegi teine asi ka see, et nagu kuna nad on sportlased, nad on rohkem nagu me pigem jälgime neid rohkem, et kui midagi nad tuksi keeravad, see on kohe uudis, kui mingi Jüri Saaremaalt sõidab autoga vastu puud, kedagi üldjuhul ei huvita. Ja midagi juhtub otseselt, et nagu see on ka asi, et nagu see on need asjad puhutakse üle võib-olla tihtipeale puhutakse need suuremaks, kui need tegelikult on. Ja see meediakajastus on alati vaata nii nagu ta on, et kui sul ongi mingi Josh Jacobsi olukord, siis siis sa ootad suspensionit, kui seal on, et keegi teeb lollust. Tegelikult, ma ei tea, mingi Jackson Dart tegelikult ei teinud lollust. See ei ole mitte midagi, see lihtsalt tühjalt kohast tehtud mingi paganama asi. Aga see on see klassikaline New Yorgi meedia, millest meil tihti meeldib. Ja ma ei tea, mitte ühtegi Jüri Saaremat, just saying. Ja ma just tahaksin ka ütlema, okei. Aga jah, siis mõned vigastusuudised Dynasty omanikuna, valustada öelda. Paxi Tappa Bay running back Bucky Irving lihtsalt muu seast tuli välja, et ta võib-olla tuleb sügisel õlavigastusest tagasi, sama õlavigastus, mille ta sai eelmine hooaeg. Ma olen mures. Ta oli välja, et seda hooaja lõpus tuli tagasi, aga ta ei olnud ilmselgelt 100%. Ma olin mures juba siis, kui nad Kenneth Gainwelli sisse tõid, nüüd ma olen paanikas. Siis Bone X tuleb ilmselt siin siin juuni lõpus tegelikult vist juba või juulis, ütleme ühesõnaga training camp'iks ta on korras, ta tegi siis oma ankli see sama ankel, millest väga palju räägiti, mille ta murdis championship mängus ja siis tuli draama, et Sean Payton ja Bone X seal vaidlesid, et mitu korda Bone X ikkagi operatsioonil on käinud. Ja see oli siis wildcardis või division roundis läks, eks siis championshipi mängus seda. Ja vabandust, jah, õige, vabandust. Siis Malik Neighbors loodetavasti tuleb week 1, et lihtsalt jah, seal on nagu see, et kohe nagu sa võid selle venna rahulikult pingil hoida, et kui ta on vähegi vigane, ta ei tooda mitte midagi ja ta ei ole 100% terve see hooaeg võib natukene juba põhimõtteliselt tal oli ACL, vaata eelmise hooaja alguses läks, siis tal oli väga hilja operatsioon millegi pärast, tihtipeale mõnikord tehakse seda, et lastakse nagu taastuda ja information'i alla minna ja siis rehab ei ole nii hästi läinud, et ta ei ole full extension'it tagasi saanud, siis pidi tegema teise puhastava operatsiooni seal põlves on ja sportlasena neid lugusid ma tean päris palju, siis nüüd see teeb veel pikendab seda tagasi tuleku aega, ta tuleb tagasi kindlasti, aga täpselt
ma olen teda varasemalt näinud rookie aastal ka, kui ta oli banged upitud, ta ei olnud nii explosive ja see ei ole üldse hea näide by the way, sest et nagu see on iga aasta vigane, kõik tahavad teda paganama OBJ-ga võrrelda, siin on hea võrdlus ju. No liigub sinna jah, et loodetavasti ma liigun korras kohe, kui ma nägin seda John Harbaugh goal on mingi mis iganes, et me ei tea millal või mis iganes ta ütles vaata, et umbes, et me ei tea, kas Neighbors mängib esimene hooaeg, mul tuli meelde kõik need teised vigastatud receiverid, kes Baltimooris sama saatuse said ja siis iga nädal kuuled, kuidas John Harbaugh ütleb, et ei, ta on fine jah, ta on siin samas. See on, kas ta olemas on nüüd see? Max Crosby eeldatavasti on training campiks tagasi. Clint Kubiak siis hiljuti pressikonverentsil ütles, shout out Baltimore. Ehk siis ta Raven. Raidersi training campis. Raidersi, mis on nagu rahulikult lihtsalt pühiti see asi paganama vaiba alla, jah. Täpselt nii nagu me arvasime, et juhtub, eks. Roy Robertson Harris, valus uudis, ta on ju Giants, eks ju? Pidi olema meie kõige kindlam defensive tackli asendus seal Dexter Lawrence'i asemel, aga Giantsil on 2 Ahilkat läinud, üks rookie läks ka Ahilka training campis, et ja vaatame, kui hästi need John Harbaugh trennid lähevad, pluss veel need on non-contact tegelikult niikuinii, aga jah, see ei ole päris jõudis, sest meil on 2 Ahilkat läinud siin uue jooksul. Noh, Ahilkad on jah need friigid, aga jah, kui seda nagu mustrina toimub, siis noh, eks näis. Patrick Mahomes on väljakul, okei, see ei ole contact trennid, OTA-d, aga Patrick Mahomes teeb trenni, NFL pani ta week 1 primetime'i ka, nii et Patrick Mahomesi ootame tagasi week 9. Daniel Jones eeldatavasti on week 1 valmis kenasti mängima, ta siis murdis jala eelmine aasta, eks ju, või ta läks Ahilka ka lõpuks. Ahilka, ta tõmbas koos Ahilkaga, jah, just. Ja siis Ravensi kaitseliini mees Namdi Madubuike käis siis kaelaoperatsioonil, tal oli see seljalüli kaelavigastus, mis eelmine aasta kardeti, et lõpetab ta karjääri, see aasta nüüd selgus ikkagi, et ta mängib, aga väljakul ta pole seni käinud ja ükski Baltimore inimene siiani ei anna kommentaare tema seisundi kohta, et ütlevad lihtsalt, et jah, Namdi on siin ja teeb meiega kaasa mõnda asja, aga füüsiliselt ei tee kaasa, et eks näis. Okay. Aga eeldatavasti Namdi Madubuike ja Calais Campbell siis selle kaitseliini keskel kuidagi on. Ja üks lepingudraama, mõned lepingud, ei ole vist teisi lepingud. Kõige lambis lepingudraama üldse mu mõelest. Aga see on starting quarterback ülar, eks? See on Arizona starting quarterback, aga ta on starting quarterback. Jacobi Brissett siis tahab veidi rohkem tuhhi. Nad valisid Carson Becki ja neil on ka Gardner Minshew seal valikus, et ma tahaks arvata, et nad mingi väikse tuhhi ikkagi viskavad Brissettile, kes nad ju kuskil reetsid välja, et Brissett on starter neil. Ja nad ütlesid juba välja seda ja päris ammu ka, et Brissett on kindlasti starter, Minshew on back-up ja siis Carson Beck tuleb see rukkina Miami quarterback, Miami'st siis Hurricanes'ist tuleb mingi aeg, aga jah, ma vaatasin järgi ka Jacobi Brissett on siis 31. Keskmise raha 6 milliseb aastas, eks see on vähem kui osad back-up quarterback'id, ehk siis arusaadav, kui sa announce'id nii varakult, kui see oleks open quarterback competition Minshew'ga, siis Minshew'ga saavad enam sama raha vaata, siin ma saaks aru võib-olla meeskonna koha pealt, aga kurat sa ütled siis otse välja, et see on põhi quarterback ja siis on et ta mängib sama raha eest, mis on back-up quarterback või? Jah, ja tal on ühe mängu completion'ite rekord, eks ju. Aga et see ma arvan kohe, kui see oli äkki Combine'i ajal pressikonverentsil see GM või keegi ütles, et ja Jacobi on starter, siis ma arvan kohe see hetk oli, et okei, Jacobi võttis starting quarterback raha Google ja siis vaatas, et okei, ta siis AJ Browni trade saab nüüd lõpuks siis lõppakordi järgmine nädal. See on 1. mai kuupäev oli, eks ju see, 1. juuni, vabandust. 1. juuni on siis esmaspäev, jah? Esmaspäev, et me saame siis järgmine nädal saame teada, kuhu AJ Brown läheb, vaadates Eaglesi liigutusi ja vangerdusi, siis selgelt ta enam Philadelphia's ei mängi, kes teab. Aga jah, Patriots on see favoriit olnud, aga siin võib keegi üllatav tulla, et ma ei tea, kas sul Ülar on mingi siuke wildcard, kes võib sisse tulla, minul näiteks on Las Vegas Raiders, kes võiks selle vangerduse teha. Ja väidet, see oli nagu on the table tegelikult, Davante Adams AJ Browni vastu ja mingi asjad veel Ramsist oleks juba selleks sööge kombinatsioon, aga see kukkus läbi mis iganes põhjustel, et Rams oleks huvitav, aga AJ Brown, kas ta efekt on võib-olla nii suur, aga ma ei tea, tegelikult ikkagi Eaglesi jaoks ei olnud, võib-olla efekt oli ka limiteeritud Eagles ründest, ja see on ka küsimus, et Patriotsi vennad räägivad ja Patriotsi meeskonna mängijate käest küsitakse juba AJ Browni kohta küsimusi niimoodi, et ta oleks nagu meeskonnas. Ja oota, kes see Patriotsi läks receiver Romeo Doubs või? Minu arust Doubs ütles oma pressikal loetles ka, et kes tal seal wide receiver ruumis on ja ta ei maininud Keyshawn Boodit päris selgelt, et seal on nagu see küsimus, et kas Boodi läheb siis
Eaglesil oleks siis mingi 5-6 wide receiverit olemas korralik. Nad tahavad, kui lahkad on, et see trade on juba tehtud, et see lihtsalt ootab seda announcemist. Aga kõik insiderid ütlevad, et ei ole tehtud. Et see on veel wide open. Ja miks peaks Eagles, kui mingi Raiders viskab järgmise aasta esimese raundi piki sellest, miks ma tahan? Sest et väidetavad, Howie Roseman tahab saada tagasi sama, mis ta saatis Tennessee'sse omal ajal, kui ta treidis enda A.J. Browni aine, mis oli esimese raundi pikki. Vaat, millest sai Traylon Burks. Just täpselt, 16. pikk äkki või? Millal see töötanud on, et kas Vikings tegi Deeksiga seda ja Jeffersoniga? Jah, Vikings tegi päris hästi. Vikings tegi hästi seda. Aga ühesõnaga selle saame ja siis Josh Sweat, Arizona defensive end või pass rusher on siis ka eeldatavasti liikumises, et ta läks ju Philadelphiast põhimõtteliselt koos Jonathan Cannoniga Arizonasse. Jonathan Cannonit enam ei ole ja järgmine aasta ei ole ka järgmine hooaeg ei ole ka Josh Sweati Arizonas, et ma imesta, nad tõid ju selle Grenardi sisse, Eaglesisse tagasi võib-olla nüüd ei lähe. Aga Cannon on Packersis. Huvitav. Rashad Kerry läks ära ju, jah. Me märkame asju. Maika kõrvale, Maika tuleb igasuse pealt ka vaata, niikuinii on vaja mingisugust kindlust ka, enne. Hästi Ülar, hea töö. Ja siis üks uudis veel, NCAA siis, me rääkisime Brendan Sorsby, kes oli see Texas Techi quarterback, kes jäi siis pettimisega vahele, päris korralikult pettis seal kõige peale põhimõtteliselt, mis sai. Eesti jalgpalli premium-liiga peale pani ka raha umbes. Ja enda tiimi. Seal sees oli Rumeenia kohalik jalgpalliliiga. Ja ta pani ikka korralikult, ma imesta, kui Nõmme Kalju talle raha tõi midagi. Aga jah, ühesõnaga siis ta tahtis ühte lisa-aastat kolledžis, aga NCAA seda ei võtnud vastu. Kool vist nüüd, selles mõttes seda vaidlustatakse veel korralikult, aga eeldatavasti Brendan Sorsby on siis järgmine samm on mitte NCAA ja siis me siin ootame nüüd, et millal tuleb see supplemental draft, kus siis tiimid saavad nagu selle lisadrafti nii-öelda, et Brendan Sorsby oleks tegelikult huvitav, sest ta on hea mängija. Aga siin on kaks olulist asja, 22 juuni on see deadline, kui Brandon Sorsby peab ütlema, et kas ta tuleb NFL-i supplemental drafti või mitte. See supplemental draft käib veits teistmoodi, aga sellest saame täpsemalt rääkida siis, kui ta tuleb sinna, sest et seda ei tehta iga aasta, kui pole mängid. See ongi mõeldud mängijatele, kes kaotavad peale NFL-i drafti oma college eligibility, et nad saavad ikkagi NFL-i tulla. Aga probleem on ka nüüd selles, et kui ta jääb süüdi, siis NFL võib ta ka suspendida. Ehk siis põhimõtteliselt NFL võib ta vabalt suspendida 9 aastaks, siis pole mitte mingit vahet teda üldse supplemental draftist. Või on tegelikult vahet, sa saad oma organisatsiooni odavamalt ka, et see on see huvitavad olukord on jälgida, sest et nad vabalt või mingi Steelers võtabki ta supplemental draftis näiteks, siis tuleb välja, et ta on aastaks suspenditud, sest et NFL peab ka mingi statement'i tegema, kui nad on petting vaata. Nad on päris kaardid olnud pettikutega. Jah, et see on hea point tegelikult jah, et nad ju on pannud kuttidele aastase bänni, kui keegi on vahele jäänud, et eeldatavasti siis jah, Sorsby, ütleme jah, see jauaeg ilmselt NFL-is ei mängi, aga ta peab midagi otsustama. Aga siin on kindlasti kohtu case'id võimalikud, sest et nad kaevad kohe ette, me ei teinud seda NFL-i all ega midagi vahet, et varasemalt, et nagu see ei pruugi läbi minna NFL-i poolt, kui nad tahaks teha seda. Just, et lihtsalt jah, quarterbacki prospect, kes eeldatavasti selles draftis oleks läinud päris kõrgel tegelikult. Oleks olnud esimesel, Jackson Dardi moodi nagu eelmine aasta vaata. Just, mitte Mendoza, aga mitte Garrett Nussmeier, selles mõttes. Jah, et sa Ty Simpsoniga samal tasemel. Jah, Simpsoniga võrreldame muidugi. Ja see Simpsonil on paremad nagu kohe valmis mängima, aga nagu Sorsby'l on võtta võrdlus, ta on Texas Techi oleks läinud see aasta. Ta võib olla järgmine Patrick Mahomes. Et nagu, sest tal on kõik tuulid olemas, aga jah, me oleme näinud ka neid tuule ka. Drew Allerist arvatavasti ei tule mitte midagi, aga tal on ka kõik olemas. No nad ju, Pittsburgh umbes, kuskilt tuli uudis, et Pittsburgh nagu hävitab ta visketehnika ja ehitavad nullist. Ja, nad ütlesid, Pittsburgh oli väidetavalt, et Drew Allerisist Penn State'ist 3. raundi pikk quarterback on ju võeti ja talle öeldi otse välja, et unusta kõik ära, mis sa kunagi õppinud quarterbacki mängimise koha pealt. Ja mida see ütleb Penn State'i kohta, kust ei ole väga palju quarterbacki välja tulnud? Ei ole jah. See Penn State'i teine jooks, siis Singleton on selle coaching süsteemis, mida ma ise kasutan ka, ta on üks tugitalasid nüüd, sest et NFL-i draftitud ja värki, et nagu kuule, see vend võib päris hea olla lõpuks, et nagu seal see teine vend ka, teine see Allen ka ju, see Rayon Allen, vaata jooksid. Et jah, see on siis selle viimase kuu kokkuvõte, midagi väga suurt ei ole, aga ikka omajagu suuri asju ka, et siin nüüd suve jooksul, kuna meil suuri ajaloolisi nädalavahetusi eeldatavasti selliseid enam ei tule, siis saame NFL-i rohkem kajastada. Ja aga kõige suurem uudis, mis siis oli sinu arust?
sellest pundist mõtlema keerin korra ülesse. See rehvide asi peab olema. Ma unustasin selle täitsa ära, jah, loomulikult. NFL ja kohtunike ühing siis jõudsid kokkuleppele. 7 aastat tegid siis selle appi, mis selle kollektiivleping. Kollektiivleping, kuni aastani 2032, et see senine leping oleks siis 31. mai läbi saanud. Ei ole replacement ref'e, tänu jumalale. Ja peaks tulema paremad kohtunikude esitlused ka. Ja nad rääkisid, nad teevad seda muidugi iga kord, aga neil on see, et see järelkasvu programmi mingi arendamine ja kõik see asi, et eeldatavasti, lihtsalt mulle meeldib see, et see ei ole teema enam. Jah, täpselt, me ei pea enam jaurama sellega siin suve läbi, on ju. Me niikuinii räägime kohtunikest liiga palju, et enam ei pea nagu nii suvi läbi ka. Sügisel on piisavalt palju aega kiruda neid. Just täpselt, et nüüd suvel ei pea enam. Et see on jah kõige parem uudis, ma unustasin täitsa ära selle. Siis jah, võib-olla üks teine suur uudis oli see, et NFL siis kuulutas hooaja graafiku. Me ei hakka tegema seda, et umbes, et kellel on kõige parem ja nädala kaupa me seda läbi ei võta. Aga nii palju ütleme, et hooaeg algab öösel vastu 10. septembrit, Super Bowli rematch Seattle'is, Patriots at Seahawks, ei tea palju Mike Vrabelist räägitakse. Siis järgmine... Mike Vrabel sai päris palju tanki nendes videodes ka, just saying. Jah, schedule release videod, jah, õiged. Aga ta vääris ka seda, olgu ma seda. Tegi lollist. On mis on. Siis järgmine öö, see on siis öö vastu 11. septembrit, on San Francisco Los Angeles Rams, mäng on siis Melbourne'is, on meie kella järgi 3:30. Kas see on see mäng vist, mis Austraalias algab mingi kell 10 hommikul või midagi? Vist küll, jah, see peab olema. NFL viib mängu, et kuulutame seda maailmale ja siis mäng algab kell 10 hommikul, et saad pärastlõunal oled vaba. Jah, see on iga kohaliku aja järgi, see hakkab siis ka 8 õhtul, on ju. USA järgi. USA järgi, aga USA on normaalne aeg, jah. Jah, et seal jah, et nad päriki USA järgi selle, et natukene veider on, aga jah, on mis ta on. Väljakul selle juures on ka see, et me keegi tõi, me vist ise ei mainingi seda, et see on siis ju Rams ja 49ers, Rams sai valida, kedagi nad tahavad seal mängida, nad valisid põhjusega 49ers, sest iga kord, kui Rams mängib, ja see on Ramsi kodumäng, vaata, et Rams kaotab küll ühe kodumängu, aga iga kord, kui Rams mängib kodus 49ersiga, see on nii võõrsil mäng, nende jaoks peame silent countiga, sest 49ersi fännid travelivad nii hästi, eks nad keerasid tuksi 49ersile, kellel on päris suur eelis tavaliselt seda mängu. Ja Kyle Shanahan ju kuskil drafti ajal vist või drafti ajal. Jumala pist, jah. Ta rääkis Florio ja Simsiga, Sims on vaata tegelikult ja sõber, Shanahan ja Floor olid mõlemad ja siis Floor hakkas torkima teda sellega, et sulle meeldis, mis Rams tegi, muidugi Shanahan ja McVay on ka ju sõbrad vahel. Jah, et seal oli või see oli see mingi meeting või kuskil, kus ju McVay või Shanahan segas mingit McVay intekat veel ja mingi siuke värk, et umbes, et sest Ninersil on ju mingi jõhker travel schedule see aasta, nad lendavad igal pool, sest neil on Mehhikos ka veel mängi ja nad lendavad idarannikule vist hästi palju ka, et neil on jõhkrad reisimist see aasta. Eelmine aasta New England Patriots ei lennud kordagi kaugemale kui Mississippi jõgi äkki või? Nad ei ületanud Mississippi jõge vist oli. Et nagu see on tegelikult päris suur asi, sest isegi Miami'l minna West Coast'il on päris rets. Nagu see on 4-tunnine vahe, me räägime siin nagu Eestist lendaksid, ma ei tea, Hispaaniasse või see on siiski pikem. Jah, ja see on nagu, et seda sa teed iga nädal, lisaks veel sellele, et sa lendad mõni nädal, sa lendad 8-9 edasi ja tagasi. See rikub pärast tagasi tuleku nagu, me lähme ülejärgmine nädal Ravensburgi, mis on Saksamaal täiesti seal Austria piiri ääres, see on autoga 7 tundi, bussiga me räägime 9 tunnist umbes on ja koos pausidega ja tagasi tulek, mäng saab läbi kell 8, me saame 9 liikuma. Me oleme hommikul kell 5 tagasi, see on see kurnav asi, sul on terve esmaspäev raisku läheb kohe vaata selle pärast. Et see on, ja eriti, ongi jah, see ikkagi tipptasemel spordis on iga päev on oluline, eriti NFL-i või Ameerika jalgpallis, kus sa pead taastuma. Just, kus sa pead füüsiliselt taastuma sõna otsa mõttes. Week 1 on päris korralik, aga siit jah jälle kõiki läbi ei võta, aga Monday Night Football ma korra mainisin, on siis Denver at Kansas City, mis siis loeme siit ridade vahelt, et Patrick Mahomes on Week 1 väljakul. Koos Ponixiga siis. Koos Ponixiga, just, jah, täpselt. Et siin on jah mõni Week 1 lihtsalt, siin on Packers at Vikings, eks ju, siin on Commanders Eaglesit, siin on Cowboys Giantsit, see on siis Monday Night Football, siin on, üks oli veel, üks oli veel, Bills at Texans, mis on ka hea mäng. Huvitav asi ka, mis sa võid välja lugeda, vaata, sest NFL ei ole loll, nad ju reaalselt teevad need schedule'id selle järgi,
panevad need mängud nagu prime time'i ehk siis sinna üksikutesse akentesse, kes on head meeskonnad. Ilmselgelt ei taha vaadata mingi pajanema Browns versus... Kellel ma veel liiga teen siin praegu, Browns ja Panthers või? Jah, Panthersit isegi kuule nappaid peaaegu Ramsile, Titans. Ja ma tean jah, aga et ja Giantsi koha pealt on huvitav see, vaata Giantsil on hype on päris suur, nagu see on halb, sest et me fail ime siis 100%. Nad panid Giantsi prime time'i hooaja alguses 2 korda, vist week 3 on, week 2 on kohe at Rams ju, Monday Night Football on ja see ongi see, et need meeskonnad, kellest nad nii kindlad ei ole, panevad need prime time'id alguses vaata, kus on hype'i vähemalt, sest et hooaja lõpuks Giants on võib-olla 2 ja 17. Enne kui nad kokku varisevad, enne kui nad ära lagunevad. Ja täpselt. Et see on üks asi, mille silma peale hoida. NFL arvab, et need meeskonnad on head, kes mängivad prime time'i hooaja lõpus. No ilmselgelt seal on Rams ja Seahawksid ja 49ersid seal sees. No jah, no shit. No seal on nagu high level. Meeskond, kes on nagu upper coming'ud natuke. Just. Kusjuures mul enne, ma panin selle täitsa kirja enne ka siia, et vähe sellest, et 49ers rändab väga palju, neil on week 11 on Mehhikos, pärast seda nad on kodus Seahawks, võõrsil Giants, kodus Rams, võõrsil Chargers, võõrsil Chiefs, kodus Eagles. Edu. 5 koostile tulek on ju pikem kui Mehhikosse minek. See on jahkerne. Hooaja lõpusirge sa paad kõigiga. No. Ja aga jah, siis... see elektrijaam vähemalt hoiab need tervena seal. Ma just hakkasin ütlema. Ja siis võib-olla, mis meile 2 asja on siis rahvusvahelised mängud ja siis võtame need pühade mängud ka nii-öelda üle, et rahvusvaheline on hooaeg algab week 1 on siis Austraalias, week 3 on Ravens Cowboys Brasiilias, aga see on meie jaoks siis selles hilises Windows, et 23-25. See ei muuda meie jaoks jah midagi. Jah, me vaatame lihtsalt mängu teisel staadionil, eks ju. Ja siis hakkab Euroopa 4-5-6, õigemini London, week 4-5-6, see on Colts Commanders 4, week 5 Eagles Jaguars, week 6 Texans Jaguars, week 7... Mis teisest kõige parem mäng on, kui me Londonis? Me arutasime Texans Jaguarsi siin oma keskis mõne kutiga, et Londoni mängudest ja see on Wembley'l, et noh, minu jaoks see annab nad juurde, aga noh, piletid tegelikult ei ole nii krõbedad, aga need on tegelikult vist juba müügis, nii et... Tegelikult Eagles Jags ei ole ka üldse halb ju. Ei ole, jumala head mängud on, tegelikult Colts Commanders ka, kui Colts see on. Nagu, me ei näinud Danielsit eelmine aasta, sest ta see viga on ju, Danielsit näeme, pluss veel DJ on ka tagasi, see vana ju Giants Commanders. Et vaata, siin oli mõni aasta tagasi, vaata, kui oli see Bucks Seahawks oli Münchenis ja vaata, hea Chiefs tuli Euroopasse. Chiefs polnud esimesena kohe ju. Ja oli jah. Et vahe, aga nüüd viimast paar aastat on need Euroopa mängud on vaata sellised nagu vaatad neid, mõtled, okei, et noh, hea võib. See aasta on see teistmoodi jah, et week 7 siis jätkame on Prantsusmaal Steelers Saints, Madridis Bengals Falcons, see on lahe mäng, Saksamaal Münchenis Patriots Lions, piletid on väga kallid, ma juba vaatasin. Ja siis week 11 on see Vikings 49ers Mehhikos, et alates week 4 kuni week 10 week 8 vahele on Euroopa mängud, et head mängud on siin igal pool. Jah, et saab varasemalt, siis tekib see 4. aken, see varane Eesti järgi pühapäeva õhtune aken, mitte öine rohkem. Pärast lõunane ütleme nii. Ja siis veel sellele ka, et week 7 on siis see kell 15.30 algab NFL-i päev, et see on see üks nädal, kus kella keeratakse week 7. Üks takeaway võib-olla veel on see, et Chiefs ja Panthers on week 4 juba pail ja week 14 pai on siis Dallas ja Arizona, et tihtipeale see hiline pai. 2 tükki või? Ja, et mõlemal on 2 minust week 13 vist rohkem veel. Okay. Ja tavaliselt on, vaata, week 14 on olnud 4 meeskonda kokku lõpuks, aga... Et ilmselt seal on need international mängudest minust oligi. Ja, seal mängib rolli, jah. Jep. Et jah, ühesõnaga väike süke, et ja pühad. Ja seoses sellega võib ära tundub, et 2027 ei tule veel 18 mängulist hooaega, kuna seal on mängijate ühinguga nii palju ikkagi mängijad ei taha seda ilmselgelt miks on ja siis pigem ikkagi seal, me räägime siin selle 10. lõpu poole, kui tuleb see uus collective bargaining agreement, siis me näeme situatsiooni, kus iga nädal mängitakse üks mäng mitte Ameerikas. Ma olen üpris mitte iga nädalaselt ei pea olema, iga meeskond mängib iga aasta ühe mängu väljast poolt, jah. Sest ma arvan, et nagu week 18 sa ei taha, sest enne play-off'i hakkad lendama kuskilt kurdi ma Austraalias tagasi, on mängid divisional roundis ja lendad Austraaliasse päev ennum või nädal. See on üks asi, mille silma peale pigem tulevikus. Ja üks asi, millest me oleme siin podcastis ka rääkinud, tuli välja, et NFL uurib Jaapani turgu ka, et ikkagi tungivad siin Aasiasse, mida me oleme päris pikalt ennustanud. Jaapanis on võib-olla Saksamaa kõrval teisest kõige suurem mitte Ameerikas väljaspool footballi kultuur nagu. Jep, väga palju mängitakse. Väga kõva pappi saavad ka seal profi Ameerika pallurid impordid.
sa ei lähe, Ülarsan ei lähe kuskile sinna? Ei, ma ei ole nii hea, et siis me räägime selle nagu NFL-i vennad käivad seal. Jah, siis korra pühad lihtsalt, tänupüha on 26. november, seal on Bears Lions, seal on Eagles Cowboys, Bears at Lions, Eagles at Cowboys, Chiefs at Bills, palju õnne meile kõigile. Eagles Cowboys on uus all-time record 100%, nagu see on see mäng, see on esimest korda vist, kui Eagles Cowboys, ma ei tea, võib-olla ei ole esimest korda, aga noh, see on see divisioni match-up ja see on Dallases. See on Dallases, ja Philly fännid. Siis jah. päev hiljem, Black Friday on see kell 10 õhtul, see on Broncos at Steelers, solid. Okay. Jõulunädal on siis 25. detsember, on kell 8 Packers at Bears, 23:30 Bills at Broncos ja öösel on Rams at Seahawks. See on siis reedene päev Eesti 25 on reede, ehk siis nad tegid 20 jõuludest järsku uue Thanksgivingu window moodi. Nad võtavad üle. Aastavahetusel 1. jaanuar kell 3:15 on Baltimore Ravens at Cincinnati Bengals, päris tore viis, kuidas aasta sisse viia, tavaliselt need mängud lõpevad mingi 40-38 seisuga, kui mõlemad quarterbackid terved on. Ja hooaeg lõpeb siis 12. jaanuar, week 18, et jah, ma ei tea, Ülar, on sul, jääb sul siin midagi silma, mõni mäng või mõni asi, mis tasub mainimist siin? Midagi erilist ei ole, siin kõik on meeskonnad, kus me arvame, et on head, nagu ma enne ütlesin ka primetime'is on, nad tahavad häid meeskondi panna sinna, on ja, et siin väga midagi üllatuslikult ei ole. Varane watchparty soovitus, kui me teeme watchpartid, me ei ole seda nagu läbi arutanud, aga week 8 kell 8 on Ravens at Bills mingil põhjusel, mis kui meil eales watchparty on olnud, siis see on see. Jah, Josh Allen ja Lamar Jackson, loodame, et seda fleksite välja, aga no muidu siin Rams Seahawks mängivad hooaja lõpus, ilmselgelt need panustavad selle peale, et need kaks siis jagavad jälle ära oma divisioni, Chiefs Bills mängib jälle nagu iga aastas, et nad suudavad mängida oma vahel, ja muidu nagu siin on omajagu on ikkagi siukseid heal aja, nagu NFL-is on õnneks on see, et vaata piisavalt on mänge pühapäeval ja see ikkagi kukuvad siuksed mängud, nagu sa ütlesid, Bills, Ravens, vaata Eesti järgi normaalsel ajal, vaata saab esimeses hakkas vaadata nagu hea super eliitmängu ka, vaata. See on lahe jah, et ma ei tea, strength of schedule'it pole vist väga mõtet siin arutada, et see niikuinii nagu hooaega tegelikult ei mõjuta, aga siin jah, kelle lemmiktiimil on tugev schedule ja kellel ei ole. Et saame ja ma lihtsalt ütlen nagu, kui sa mõtled loogiliselt, kui sa oled allmeeskond, sul on kohe automaatselt sinu strength of schedule on tugevam kui sinu divisionis oleval tugeval meeskonnal, sest et see tugev meeskond saab mängima 2 korda sellega, tähendab, et sa mängid 2 korda tugeva meeskonnaga ja see sama tugev meeskond mängib 2 korda sita meeskonnaga, vaata. Et nagu võta Giants, vaata. Võta Eaglesil on kohe matemaatiliselt 2 lihtsalt mängu Giantsi vastu eelmise aasta põhjal, on ju. Ja vastupidi Giantsil on tuksis, meil on Eaglesiga peal 2 korda mängima, vaata. Et nagu see, kui sa võtad numbriliselt, see ei ole õige. Aga siin see strength of schedule, mis meil siin on välja toodud, mille Kallasse pani siia, see on siis selle baasil, mis Vegas arvab, mis on iga meeskonna over-under, ehk siis on predictioni baasil, mis on ka muidugi 100% õige science. Nagu... Lihtsalt jah, mis on see Warren Sharp, see football analysis, see vist on nagu üldjuhul kõige täpsem, aga noh, see on suht sama nendele numbritele, mis siin vahepeal ringi liikusid, et noh, Detroitil on kõige kergem schedule, Arizonal kõige raskem. Arizona omas saame selge järelduse teha, mida Ülar just rääkis, eks ju, sa mängid päris tugevate meeskondadega 6 mängu see aasta oma divisionis ja siis veel, või 5 mängu siis. Või 4 mängu? Ei, 6 ikka appi, matemaatika, hallo. Jah, ühesõnaga, strength of schedule selleks, et päris hea hooaeg tuleb, et täitsa tuhv on sees juba, et ma just ükspäev mõtlesin, et andke mulle praegu mingi Titans, Jets ja ma ärkan kell 3 öösel ülesena, kohe. Jah, ja kõige lihtsamad schedule'id on Lionsil ja Bengalsil ja ma võin väikse bold prediction, Bengals ja Lions on mõlemad play-off'is, nad on siis 2 meeskonda, kes on need meeskonnad, kes eelmine aasta ei saanud play-off'i ja seekord saavad play-off, et iga aasta on vähemalt 4 tükki neid uusi, vaata, et kuule, minu meelest Bengals on tegelikult divisioni favoriit. Sõltub, seal ongi nagu see küsimus, et mida sa arvad sellest Ravensi uuest nagu ajastust nii-öelda. Jah, aga me kohe räägime... Minu arust Vegase järgi vist Ravens on NFL-i kõige kõrgema totaliga. 11-5 jah, mida nagu sõge. Õnn kaasa, Jesse Winter, esimene head coach'i kogemus. Aga kohe näeme, mida Kallaste arvab Bengals head coach'is ka nii. Et... Ja, täpselt just. Nii, aga ja, lähme siis kohe sujuvalt nende head coach rankingute juurde, et jah, me mõtlesime pikalt, kuidas me seda mingi visualiseerime ja teeme ja kuidas kõike, et me saime jah 7, on meid 7 seal grupis, eks ju vist. Jah, aga 6 tükki Juhan oli laisk. Juhan oli laisk jah, süüdistage Juhan.
et vabandame tema eest, ta ise ilmselt ei vabanda. Aga jah, me panime siis järjestuse, nagu ikka me oleme teinud neid power ranking ud ja asju ja siis liitsime siis 7 peale kokku, et noh, et siis panime nagu selle cover 3 tribunali ranking kokku. Et me tahtsime neid jooni tõmmata, me natukene nagu tõmbasime ka, ma ei tea, kas me võtame korra selle järjestuse, räägime ette ja siis hakkame arutama, mis siin toimub. Alustame vist mingi top 10, mis meil on. Jah, teeme top 10 läbi jah, et siin ongi siis meil Sean McVay, Mike McDonald, Kyle Shanahan ühest divisionist, Ott tegi hea killu, kui meil oleks tiir olnud, et need tüübid on oma divisionis. Siis nendele järgnevad vanameistrid Sean Payton, Andy Reid, see on siis esiviisik. Siis selle järel on Mike Vrabel, Dan Campbell, Ben Johnson, Matt LaFleur ja Kevin O'Connell, kes on siuksed nagu ütleme ka vanuses tegelikult vaat seal keskel. Et noh, McVay, McDonald ja Shanahan on nagu nooremad ja siis on 2 vanameistrit ja siis on 5 noorema põlvkonna tüüpi, et see top 10 ma ei tea, tegelikult vist väga suuri üllatus jälle, Ben Johnson on meil võrdlemisi kõrgel, mul ja mina ja Jan nägime teda väga kõrgena, aga jah, muid suuri üllatusi vist nagu ei ole. Jah, Sean McVay, McDonald on näidanud, mis on 3 aastat olnud, on 2 teine aasta alles võid, et see oligi, just seal grupis ka vaata tuli jutuks, et noh, paljudel meil oli McVay oli 6-st 4 oli Sean McVay, sinul ülar oli Vrabel ja Otil oli Mike McDonald jah, et noh, kõik loogiline tegelikult, et jah, Hendrik ütles seda, et noh, et McDonald lihtsalt tee paar aastat veel, mina olin tegelikult päris lähedal, et Mike McDonald esimeseks ka panna, aga noh, see on lihtsalt see, et kui sa nagu selles hetkes hakkad võrdlema Sean McVay'd ja Mike McDonaldit, rünne üle kaitse, noh, lihtsalt on nii. Ja teine asi, võib-olla ma just praegu taipasin selle peale, tegelikult peaks mõtlema ka niimoodi, on võib-olla õige mõelda, et coach, kes on mitme erineva meeskonnaga suutnud edu saavutada. Võib-olla sul lihtsalt juhtub, et sa oled ma ei ütle mitte midagi halvasti, Ott on ju kõik Seahawksi fännid, aga äkki Mike McDonald on lihtsalt ideaalses situatsioonis ära kasutama seda talenti, mis seal meeskonnas on, mida Sean Snyder on väga hästi teinud, on ju. Ja võib-olla ta on lihtsalt pigem nagu product of that, kui ta on tegelikult hea coach, on ju. Mis juhtub siis, kui sul tuleb Sean McVay moodi, mis oli 5-12 hooaeg, vaata, kui ta Bakeri alustas 1 mäng, on ju. Mis siis juhtub, kuidas ta sealt reboundib, vaata. Sean McVay on näidanud seda, Kyle Shanahan on seda korduvalt näidanud, Sean Payton on läbi käinud, Andy Reid on läbi käinud, Mike Vrabel on läbi käinud sellest, vaata. Et nagu McDonald on selle koha pealt ju kõik unproven ju, vaata. Jah, täpselt. Ja noh, ta on ikkagi top 2, et noh, see ja see isegi tegelikult minu arust, noh okei, jah, kui nad oleks, ma ei tea, divisionalis välja kukkunud, me ilmselt räägiks teistmoodi, aga nagu see ei ole tegelikult nii palju isegi Superbowli pump, ta võib-olla oleks top 4, top 5 oleks igal juhul. Jaa, ütleme, Rams oleks Superbowli võitnud see aasta ja oleks Seahawks olnud kaotanud selle mängu, vaata Ramsiga. Ta oleks ikka. Mul ei oleks muutunud midagi Mike McDonaldit. Ma oleks ka ta ikka pannud number 8 ja mõelnud number 1 peale. Ja siis Mike Vrabel tegelikult jah, võib samasse tegelikult kategooriasse lugeda, tegelikult tõestanud treener vaata ja teinud seda päris pikalt 2 erinevas organisatsioonis, et selles mõttes jah, et see, et ta 6 on noh, see lihtsalt jah, 5 legendaarse nime taga põhimõtteliselt praegu, et Vrabel tegelikult võib täitsa vabalt olla sama hästi top 3, top 2 mängija või top 1 coach, kui sa näed seda nii. Ja meile tegime punktisüsteemi ka, et nagu loogika või lihtne loogika, et mis iganes mina panin Sean McVay 5. näiteks on ju, võib-olla jah, on vist on ju, aga siis sealt see Sean McVay 5 punkti on ju ja siis kui Kallaste pole esimeseks, ta sai siis 1 punkti juurde, siis me liitsime nõnda punktid kokku ja punkti summad ja siis sa näed ka natuke nagu kategooriatena ära vaata, kus me arvasime ja nagu Mike Vrabel on Dan Campbelliga 1 punkti erinevus näiteks ainult, et Dan Campbell tundub ka ikkagi sellest eliidi ukse ääres olevat, et ta on kultuuri paika saanud, ta on nagu reaalselt sitast, absoluutselt sitast tulnud ülesse, oli korra piik, nüüd ta võttis sammu tagasi, aga nüüd ongi sarnaselt natuke näha, kuidas ta reageerib nüüd, vaata. Et just. Nagu ta on päris palju talenti kaotanud selle meeskonnaga, vaata, kellega nad peaaegu läksid ju Superbowlile. Ja coach'e ka vaata, et noh, mis võib-olla temast, noh, et sest kui tõmmata joon, siis ongi see, et me nagu esialgu rääkisime, et võib-olla seal Vrabeli all on see joon, et noh, tegelikult võib-olla Dan Campbelli peab siis ka sellest eliidi uksest sisse laskma, sest ta on teinud, noh, nagu sa ütlesid, see Detroit oli üks halvemaid olukordi, kuhu head coach'ina minna ja nüüd me räägime tiimist, kes maksab linebackeritele 20 miljonit, sest nad on nii head. Et noh, see lihtsalt ütleb kõik. Ja noh, mis võib-olla Dan Campbellist veel räägib, on see, et Ben Johnson on kohe tema järel, vaata. Ja noh, siit just kui algab see tier nagu neid, noh, Johnson, Matt LaFleur, Kevin O'Connell, kõik tegelikult 3 natukene kukuvad samas auku, et noh, et kus see Superbowli ring nüüd on, et näidake, või noh, et mitte kus, sest noh, Ben Johnson on 1 aasta olnud, aga noh, Matt LaFleur tahab juba Kevin O'Connell, andke mulle palun quarterback'i, lähme võidame Superbowli ära, eks, et noh, need 3 tüüpi nagu lähevad natuke samasse auku. Aga jah, Ben Johnson oli kohati meil päris kõrgel siin. Ja Ben Johnson oli vist kõige suurema erinevustega ka või?
Äkki oli jah, kus meil see on, Ben Johnsonit meil siin isegi ei ole, ta on, Ben Johnson vist on ikka üldiselt meil, sul oli 13. Eespool, kõige suuremas liikuvust. Jah, selles tipus, jah. Jah, et selles suhtes ta on kõige suurema nagu if'i peale, vaata. Ma ei ole ikka veel kindel, et kas ta on hea peatreener. Jah. Seal on see, et meil korra nagu küsisime AI-d neid kategooriaid, eks ju, ja siis oli see, et kas ta on koordinaator head coach'i kehas ja siis see on see, et meil lihtsalt pole aega, me pole näinud Ben Johnsonit piisavalt. Aga see, mis ta seni on teinud, see on nagu see, et eelmine aasta, kui ta head coach'iks sai, ma ei tea, NFL-is 10 tiimi, kes ei oleks oma head coach'i välja vahetanud lihtsalt, et proovida. Siis esikümnele järgnevad Jim Harbaugh siis Chargersi peatreener, Demeco Ryans Texansi peatreener, John Harbaugh ehk siis appimaksi Ravens ütlema, John Harbaugh Giantsi peatreener, Liam Cohen Tampa Bay peatreener, tegelikult võib-olla siin isegi Harbaugh, Ryans, Harbaugh Jacksonville Jaguarsi peatreener. Jah, et võib-olla tegelikult tõmmata väike joon, Jim Harbaugh, Demeco Ryans, John Harbaugh, Ryans võib-olla ei ole samas nagu vanuse kategoorias kogemuses, aga suht sarnane, et tüübid on head tiimiliidrid, Ryans kuidagi pakub nagu kaitses võib-olla nagu rohkem kui Harbaugh. Minu meelest Demeco and Kevin O'Connell on täpselt sama. Lihtsalt üks on kaitse ja teine rünne. Üks on kaitse, üks on rünne, just. Kes on näidanud, et kurat, see meeskond võib olla söge hea. Meeskond on ka sarnased, üks on kaitse dominatsioon, teine ründe dominatsioon. Vaata, see on nagu jumala hästi läheb kokku nende peatreeneritega, kes on näidanud, et nad on head peatreenerid. Kas seda on nagu... Kas see on karm öelda, aga Kevin O'Connell on tõestanud, et ta on hea peatreener, mitte ainult hea offensive koordineeter. Minu arust küll, jah. Ta on ka kõigega hakkama tulnud ja seal ei ole seda ka, et iga kord, kui tuleb mingi kehv hooaeg, ta ei viska kedagi bussi alla ja midagi sellist. Vaata, kas ta vallandab vahel mingid offensive koordineetorist ohvrid peab tooma, eks ju, aga tal on lihtsalt see, et tal on väga sarnane olukord Kevin Stefanskiga, kes on siis nagu järgmises siin pundis ka, et sa varsti pead võitma hakkama. Et see, ja mingi aeg tuleb see, et nagu mul on võib-olla paremat optionit pääs, me peame hakka võitma. Sest meil ei aga Demecoga on samamoodi ju tegelikult. Demeco sama, et jah, et see ongi see, et Kevin O'Connell ja Demeco Ryans ei imestaks, kui mõlemad nende väljaku poolel on NFL-i parimad iga aasta. Texansil on väga hea võimalus seda teha. Ja Harbaugh võib kokku panna. Harbaugh on Harbaugh, eks ju. Me teame, mis nad on, et ma arvan, et Ülar, sa oled üsna optimistlik, et ikkagi täiskasvanud inimene on roolis seal, ikkagi nagu kõike näinud head coach ja Chargers on, see ongi nii naljaks, nad on eri rannikutel, aga nagu kuidagi täpselt sama inimene, et lahe lihtsalt, see Harbaugh'de perekond annab meile piisavalt content'i. Siis tuleb veel üks sats selliseid noori ründe inimesi, et Liam Cohen, nagu sa ütlesid, Tampa Bay, ta on siis, mis kohta siis meil mitte Tampa Bay, vaid Jacksonville Jaguars. Issand jumal, Jacksonville. Ta on 14 meil, jah, 14 on see. Liam Cohen, Shane Steichen Coltsist, Nick Sirianni Eagles, Kevin Stefanski on nüüd Falconsis, Dave Canales on Panthersis ja siis tuleb Mike McCarthy ja Kellen Moore. McCarthy kuulub vanemasse põlvkonda, aga samamoodi tegelikult ikkagi selge ründesuunitlusega peatreenerid, et McCarthy ja sa võid mingil määral tõmmata McCarthy'd ja Harbaugh kokku, sest sarnane lugu, aga see punt on siuke ründetüübid, kellest mõned on võib-olla rohkem tõestanud, Shane Steichen, Stefanski, Sirianni tegelikult. Sirianni on 5. kõige kõrgem winning percentage NFL-i ajaloos coach'ides. Just, ja Kellen Moore on seal samas pundis. Nagu, mis ma just oma suust välja ütlesin? Ja Sirianiga ongi täpselt see jutt, et ta oli ka minu arust üks suuremaid kõikujaid meil, see ongi see, et see on nagu, et mida ta teeb, on nagu see, natuke nagu see küsimus, et kas ta teeb nagu, kas Eaglesi edu sõltub temast või ta on lihtsalt Eaglesi rongi peal, et see ongi see küsimus. Aga hea coach. Kui ma vaatan, Siriani kõige kõrgem on 8. koht meie rankingutes, mina panin ta 10. Ott pani ta 8. on ja kõige madalam on 23. Mina. Kallas pani 23. coach, kellel on 5. kõige suurem winning percent üldse, aga jah, küsime Eaglesi fänni käest, teda ka võib-olla nõus sellega. Sul on NFL-i parim ründeliin ja Saquon Barkley jookseb 2000, ma ei tea, et see on seal pigem ongi nagu see, et Eagles võidab ja see maskeerib kõik ära, aga ta pidevalt vaata need offensive coordinatorid, üks tuleb, üks läheb, 3. tuleb, 4. läheb, et see lihtsalt jah, see ilmselt ajalugu tegelikult näitab meile või kunagi me vaatame tagasi, ütleme, et Nick Sirianni tegelikult lihtsalt nagu hoidis stabiilsust ja tasakaalu, et ma tunnen, et ma tegin selle 23-ga liiga tegelikult olla veidi. Teate, Nick Sirianni on väga sarnane tegelikult ju Matt LaFleuriga ju. Lihtsalt LaFleur ei ole võitnud veel ja Sirianil oli see üks magical hooaeg, vaata. Et nagu, kes on nagu stabiilselt sellest saadik, kui ta jõudis sinna kohale, on stabiilselt olnud sul 10 võidu juures, vaata, nagu meeskonnad nagu eliidis. Me räägime play-off'i conversationis kogu aeg, vaata.
ja nagu ründe poolega siuksed nagu natuke nagu inimesed ei saa aru, kui hea ta minu meelest on. Ja vist pigem ongi see, sest vaata LaFleuriga oli veel see case, kui ta alustas, siis ta läks Rodgersiga ja seal oli see draama, vaata, et Rodgers tahab ühte rünnakut, LaFleur tahab teist, ja siis nad leidsid selle silla ja see on sama, mis vaata Kyle Shanahan ja Matt Ryan kunagi tegid, et see annab head coach'il nii palju juurde, sest me rääkisime sellest rohkem. Nick Sirianni tuli Eagle, siis hakkasid võitma, järjest hakkasid võitma, noh, me ei pannud tähelegi, et nad ja kõik olid, et ja see on Shane Steichen ja see on Jonathan Cannoni meeskond ja see Big Fangio ja Doug Peterson ehitas selle üles üldse coach'i poole pealt ja no kõik siuke asi, eks ju. Big Tom teeb seal asju, et jah, Sirianni, noh, 23 minu poolt on natukene valus temal, aga noh, ta kuulub sellesse punti igal juhul selles mõttes, et ta tundub õiges kohas olevat. Aga noh, siin Liam Cohen on ka 1 aasta tegelikult, me ei tea, tundus, et on okei, aga jällegi me ei tea, Shane Steichen on näidanud, et ta on hea peatreener, aga ta on pigem seal on pigem see quarterbacki mure vist, ja noh, Steichen ja võib-olla Stefanski on sama vaata, et noh, et nüüd me nagu, et noh, või noh, okei, ma ei tea, kas neil on quarterbacki, neil ei ole jälle quarterbacki võib-olla potentsiaalselt, et noh, et ma ei tea, kas Dave Canales on hea tegelikult? No see on minu küsimus ka, jah. Nagu vaadates seda aastat, sest ta tuli ka Tampa Bay'st ju, sellest Bakeri coaching tree'st, eks ju. Et noh, ta on seda Panthersi rünnakut parandanud, ta on Bryce Youngi mingi juju leidnud, aga noh, samas ja, see ongi nagu see. Kas see probleem on Bryce Young seal või on see coaching, vaata? Ja sama, tegelikult ma küsiks, kas, noh, ma arvan, et Kellen Moore on hea, aga kas Kellen Moore on hea? Nagu selles mõttes, et noh, ta on ka näidanud seda spurdit ja Saints mängis väga hästi hooaja lõpus. Mike McCartney'l on kõige halvem PR guy ever. Nagu. Ta on vistiliselt sama hea kui John Harbaugh. Ja, täpselt nagu, sama. Ta ei tohiks olla Dave Canales ja Kellen Moore'i vahel. Jah, täpselt. Aga küsi ükskõik millise randomi NFL fänni käest, ta ütleb, mis Mike McCartney, mis asi see on, vaata. Nagu see, ta ei suuda mitte midagi võita, aga nagu McCartney peaks olema see John Harbaugh all minu meelest. Ja siis selleks nagu Kellen Moore ja Dave Canales kõrvuti on nagu idekas. Jah, võib-olla tõesti McCarthy, jah, tegelikult kui see nii ütled, siis võib-olla tõesti, võib-olla sinna Demeko asemel isegi sinna vahel 3 vanameest Harbaugh ja McCarthy sinna kuskil ühte punti panna. Et jah, ja see tundub loogilisem, aga nagu niimoodi me tegime otsused, see on kivisse rajatud, see on 100% õige list lihtsalt. Nii on, sest see on demokraatlik. Siis oota, nüüd me oleme juba nüüd me olemegi 21. juures, jah, top 20 on meil käidud. Nüüd hakkab see muda pihta, jah? Siit hakkab muda pihta, siin läks asi väga keeruliseks. Zach Taylor, Bengalsi head coach, Dan Quinn, Commanders, Brian Schottenheimer, Cowboysis, Todd Bowles, Tampa Bay, Robert Sala on Tennessee uus peatreener, Clint Kubiak Las Vegases ja siit tulevad need ma loen lõpuni läbi. Clint Kubiak Raidersis, Jesse Minter Ravensis, Joe Brady on Bills, Todd Monken Cleveland, Aaron Glenn Jets, Mike LaFleur on Arizona ja Jeff Hafley jäi meil viimaseks Dolphinsisse. Aga see viimane pundar on jah, siin on nagu need esimese korra head coach'id, et siin lihtsalt sõltub, kuidas keegi ränkis. Kui halb on Aaron Glenn, et ta on peaaegu viimane, sest on ees coach'id, kes pole kunagi peatreenid NFL-is olnud. Just. Ja meil see, kes ta nüüd asendaja seal on, kes tal see offensive koordineeritud? Frank Reich. Ma arvan, Frank Reich andis ka oma hääled siin meie tabelis, et Aaron Glenn on, kui me neid tiere mõtlesime, siis ma mõtlesin, et kelle iste kõige tulisem on, siis Aaron Glenn on nagu selgelt kõige tulisema iste peal. Oota, ei ole jah, kõige tulisem, aga me peame nüüd rääkima sellest, mis Kallaste tegi Zach Taylorile, sest Zach Taylor on kõige suurem köikuja meie 6 inimese seas on ju. Kõige kõrgem koht, kuhu ta pandali 15, Kallaste pani ta 30-ndaks. Oota, võtame siis läbi. Jan pani 15, sina panid 17, Hendrik pani 18, Ott pani 24, Kaarel pani 27, mina panin 30. Ma ei tea, kas ma pean kaitsma ennast nüüd. Ja no Kaarel on ka tegelikult seal samas kannis, nagu see hakkas hästi ja siis kukus allapoole. Aga Kallaste punkt on jälle see, et jah, et mis ta teinud on. Või kuidagi nagu, see mõttes, et jällegi võib-olla ta on palju teinud. Sama asi, mis mingi Sirianide ja nendega vaata, et me nagu otseselt ei tea. Aga tal on ründekoordinaatoreid korralik olnud seal, tal ju, see Super Bowli appearance tuli ka ju tegelikult Lua Narumo pealt pigem, kui nagu, see mõttes, sul on Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins, ma ei ole kindel, ma arvan, et Zach Tayloriga, jällegi, 30 on tegelikult, kui ma nüüd vaatan, siis ma panin siin osad tüübid oleks võinud ära vahetada. Ütleme, ta pigem on seal 20. juures kuskil, aga ma arvan, et ma ei ole kindel, et Zach Taylor võidab selle tiimiga Super Bowli ja ma arvan, et mõni teine ründekoordinaator, mõni tõestatum või siuke nagu Brian Daboll panna Cincinnatisse, ma usuks palju rohkem sellesse tiimi kui Zach Tayloriga, ütleme niimoodi. Okay, arusaadav.
jah, aga minu arust on ikkagi piisavalt näidanud, et ta läheb pigem, ta on Kellen Moore'isse kanale, sest ta on seal Stefanskiga, ma saan täiesti arusaadav samasse punti panna küll, jah. See on õige jah, et kui mina ja Kaarel oleks teda natuke kõrgemale toppinud, siis ta oleks jah seal pigem seal Stefanski juures, mis võrdlemisi pikka aega seda teinud ja ikkagi tulemusi ka toonud natuke. Stefanski on huvitav case sellepärast, kui kiiresti ta palgati peal see, kui ta lahti lasti Brownsid, eks NFL ise arvab, et ta on kõrgemal, kui tegelikult tundub üldsuse jaoks oli ka üllatav, et ta üldse nii kiiresti läks ja kohe läks, vaata, sest ta oli üks esimesi, kes sai. Ja ta ju vallandati ja juba mingi järgmine päev oli, et Giants, Falcons, ta käib igal pool vestlustel. Ja siis kui Harbo kukkus, siis läks kohe järgmisena, minu meelest oli Stefanski. Oli tõesti. Aga nüüd Taavi, ma kaitsin Jeff Afflit veits nüüd. Jeff Affli on tõenäosus, et ta on parem head coach kui Mike LaFleur, Todd Monken, Joe Brady. Nagu see vend on vähemalt olnud peatreener kolledžis. Boston kolledžis. Jah, kolledžis, eks Boston kolledžis, jah. Ehk siis tal on vähemalt mingi peatreeneri suund aga siin on hea näide sellest, inimesed üldjuhul favoriidivad ründe poolega enne vaata. Ma ei saa aru, kuidas Mike LaFleur, kes oli kõige viimasem Dark Horse üldse, kuidas ta Afflist eesse poole vaata. Perekonna nimi on LaFleur ja ta seisis McVay kõrval. Jah, ta oli Sean McVay'ga ühe pildi peal. Just täpselt. Ei, see on jah natukene, sest mul oli ka ma panin Mike LaFleuri panin sinna 20. algusesse täitsa nüüd vaadates võib-olla oleks võin Zach Taylori sinna panna. Ja Clint Kubiak on mul isegi natuke kõrgemal, et jah, see on nagu pigem vist jah see, et kuidas sa neid first timerid hindaid vaata. Kas sa paned nad sinna kuuekesi sinna lõppu või siis proovid neid nagu sättida, et tõesti see, aga ma ei tea, Affliga on nagu lihtsalt see, nagu üks asi on võib-olla see Miami olukord ka lihtsalt, et me ei oota nagu ta ei näe hea välja, nagu ta on top 5 pikk järgmine aasta. Me ei oota midagi sealt, aga samas ta ju Backersi kaitset nagu, see ju räägiti paar aastat juba, et kuule, millal Affli peatreeneriks saab kuskil, et ta on ju head tööd teinud seal, et selles mõttes jah, et võib-olla Aaron Glenn on siin, nad on kõik samas puntris ja Todd Monkeniga ka, Monken on siis tagantpoolt 4, et Monken on täpselt, me ei tea, ta pole kunagi head coach NFL-is olnud, aga ta oli kolledžis ju, sorry, ta oli ju South Carolinas äkki või? Jaa, ta sai mingi otsa seal, äkki isegi 2 otsa, aga Monken võib olla see olukord, et ta on ründekoordinaator peatreeneri kirjas, et ideaalne ründekoordinaator, kes on kõikides erinevates süsteemides seda teinud, et iseasi on see, kuidas ta toime tuleb kõigi sellega, mida head coach tegema peab, mis on paljudel probleem, aga lihtsalt kui sa oled Sean McVay, siis sul on aega seda teha, sul on aega see veteran kaitsekoordinaator võtta ja õppida ära, kuidas mängijatega suhelda. Todd Monken on 60-ndates vist, et ja see on ta elu esimene võimalus, et ta pidi sellest haarama. Et selles mõttes edu talle. Oota, Brent Bielema oli selle nimi või? Jah, see Todd Monken oli Southern Missis, oli 2013 ja 2014. Hea point, ma kuulasin Giantsi podcast, tegi siis Intega kõikide Giantsi draftipikkide peatreeneritega ja värki vaata lihtsalt nagu mis kutid on ja värki, siis me võtsime ju Illinois ründeliini mänge seal mingi teises 3. päeval, mis on 6. round, kui me eksi, siis Brett Bielema nende peatreener praegu on ja ta oli Giantsis 2020 Joe Judge'i all, ta oli meil, ma ei mäleta, kaitseliini coach või midagi sellist ja ta tõi nagu väga hea punkti välja. Kuna ta ütles otses, et nagu NFL-is oli hea olla, sest ta oli Patriotsis ka mingi aeg seal. NFL õpetas teda tegelema nüüd NIL-iga. Sest et ta näitas, mis on free agency, enne kui kolledžis oli free agency ja nüüd on ju NIL on kolledžis põhimõtteliselt free agency. Vaata nagu Jeff Affli tuli NIL-i kolledžist siia vaata, NFL-i, ta saab aru tegelikult vaata, sest kolledž ei ole sama enam vaata, nüüd on kolledž on järjest rohkem nagu NFL ka vaata, et see on võib-olla üks võrdlus, mille silma peal hoida, et me hakkame rohkem kolledži coach'e saama peatreenideks NFL-i ja see transition ei ole nii keeruline enam. Sest me räägime nüüd nagu roster building'u pool on ka ju väga palju sarnasem NFL-iga nüüd vaata. Et sa räägid päriselt nagu lepingu numbritest, raha numbritest. Ja sa räägid rahast, nagu kuhu sa paned oma ressurssid, siin on su ressurssid. Profimängijad, Ja ongi, et nagu see on väga huvitav koht, ma olen enne mõelnud niimoodi, aga see on nagu siuke nagu see võrdlus on täiesti paralleel on olemas, et Marcus Freeman tuleb siin varsti. Ja ma just hakkasin ütlema, et tema on see järgmine nimi, keda vaadata, et kes ilmselgelt liigub. Nii, kas meil on siit rankingust midagi otse välja võtta, räägime veel mõned need kõikujad läbi, et meil oli Zach Taylor, Nick Sirianni, neist me oleme rääkinud, Liam Cohen kõikus meil 9. kohalt 21.
või õigemini ta kõikus 12 kohta, siin on Robert Sala, Dan Quinn ja Jesse Minter ka, Minter on see first timer, ma panin ta lihtsalt kõrgemale, kuna teate küll. Aga jah, lihtsalt need on nagu Robert Salaga on see küsimus, vaata kui head coach otsiti ka, siis mina näiteks olin Robert Sala osas kõrgest, ma arvan, et tal on sarnane funktsioon nagu Demeco Ryansil. Et ma arvan, et mängijatele meeldib tema eest mängida. Lihtsalt kuidas sa hindad seda, et ta võitis Jetsiga mingi 10 mängu 3 aastaga või mis iganes, vaata, et lihtsalt see on see, mis ta on. Et Dan Quinn võib-olla natuke samasse auku, kuigi Quinnil on tulemusi selgelt palju rohkem ja Quinn tegelikult on ta on näidanud. Superbowlid vähemalt jõudis. Aga tegelikult, ta oli, ma unustan ära, ta oli Falconsi peatreener. Ma mõtlesin, et seda esimest korda oli Commandersi peatreener. Ma unustasin täiesti ära, sul on õigus. Ta oli päris kõna reseme ju. Ta on näidanud, tegelikult kui sa tahad ja usud Dan Quinnis, sa võiksid tegelikult põhimõtteliselt sama case'i teha, mis Dan Campbelliga, Quinn on parem küll. Et ta on CEO, või Mike Vrabeliga või midagi, ja Quinn ehitab ka alati kultuuri, kus mängijad ju räägivad peatreenerist ülivõrdes alati. Et me teame, mis Quinn on, lihtsalt mis see lagi on. Et kui sul ei ole Kyle Shanahani ründes keemitamas seal taga. Ja see on see argument, vaata, mis me ikka räägime, kas on ründe poolega peatreener või kaitse poolega, või on sul see, kes on nagu CEO, nagu Siriani, vaata, et nagu, või siis Dan Campbell ka tegelikult, vaata, et Dan Campbell üritas olla OC-s vahepeal. Kui halvasti läks, ta võttis OC, et anna pall Jameer Gibbsile, mis võib-olla ei ole kõige loinim otsus. Fantasy kohapealt päris hea. Ja, mulle väga meeldib. Jesse Minter, esimese first time coach, siin vist me ootame tulemusi lihtsalt. Liam Cohen, me ootame stabiilsust. Me temast korra mainisime ka, et sõltub, mida sa nagu arvad. Ta võitis väga palju mänge Jacksonville'iga, et see on lihtsalt see asi, et me võib-olla naturaalselt eeldame, et see jätkub, aga mingi regressioon kindlasti seal tuleb ja siis lihtsalt ongi näha, mida Liam Cohen ja kuidas ta sellega toime tuleb, kas ta suudab Trevor Lawrence'i panna mängima MVP tasemel, mitte et see tingimata ainult tema kohustus oleks, aga paraku on. Ja siis üks nimi, kes meil siin veel kõikus 10. kuni 23. kohani 6. rankingus, on Coltsi peatreener Shane Steichen, kes on väga pikalt seal nüüd juba olnud, üks staažikamaid treenerit tegelikult naljakal kombel, ka noor tegelikult. Ta on ehitanud Coltsis väga erinevaid rünnakuid, ehitanud väga mitme erineva quarterbackiga, kohati on Coltsi enda probleem olnud, et nad ei ole seda quarterbacki leidnud, proovisid Anthony Richardsoniga, kes teoorias oleks Shane Steichenile täiuslik olnud, aga lihtsalt Anthony Richardson ei ole see mängija, et Steichen on näidanud, et ta suudab, kui mitte midagi muud, ta suudab jooksumängu ehitada, sest Jonathan Taylor on üks NFL-i paremaid jooksjaid olnud, et Steichen ka tõestatud liider, aga ma ei tea, vaata, Colts ei lase nagu lahti inimestest väga lihtsalt, aga ta langeb sinna Kevin Stefanski ämbrisse, ma arvan varsti. Jah, sest ta on näidanud, et tal on alati argument, mul ei ole quarterbacki, vaata. Eelmine aasta ka viga, vaata. Et aga nüüd, vaata, Coltsil on see asi, või mitte Coltsil, NFL-is tihtipeale, et sa tahad ikkagi vahetada peatreeneri ja GM-i korraga. Kui see aasta läheb aia taha, GM on läinud, siis tähendab, et Steichen on läinud. Ma arvan, et nad on piisavalt kaua koos olnud, et on see aus, ei ole, aga mängib niimoodi, sest sul on nii palju lihtsam, kui sa tood uue GM-i ja peatreeneri korraga sisse, vaata, ja sa saad juba valida, vaata, sa saad näidata nagu matchmaker olla, vaata. Kui sul ei ole muidugi established kaitsel ees, vaata ka selle legend. Ja, et kes on hästi pikalt seal olnud, et jah, et see ongi see, mida Miami näiteks tegi, vaata, nad tõiki Backersi süsteemist. Giants üritas teha ju kuradi Show Shane'i ja Table'iga, vaata. Just. Ja seda pole maininud, ka Show Shane sai lepingu pikendusega siis Giantsi koha pealt on see, et tundub, et see kõlakad Harbo ja Show Shane olid alati, rääkisid väga hästi teineteisest avalikult, aga tundub, et Show Shane on ikkagi jääb paika sinna John Harbo kõrvale, aga John Harbo, ta on siis nagu natuke madalamas Scoutingu vist peal. Ja seda scoutingu koha pealt, sa ei saa midagi öelda, poiss tegelikult tööd teinud, et draftimise koha pealt just. Aga nüüd küsimus meile, kes on kõige kõrgema rankinguga peatreener, kes lastakse lahti see aasta? Hea küsimus. Ma mulle kohe Dave Canalese peale silma. Sest kui Carolina mängi lõpetab 6 võiduga, ma arvan, ta on läinud. Ja uus algus koos uue quarterbackiga. Mis on ebaaus tegelikult, aga ma arvan, et see on üks... See on räpane business, jah. Steichen, sa just mainisid selle stsenaariumi ära, et kui peaks metsa minema, siis võib-olla lastakse koos GM-iga. Steichen, jah. Aga Siriani? Ta vist on iga aasta otsiidi peal, aga aga samas vaata, kui seal nagu lendaks nüüd nagu täiesti vastu taevast, et tuleb välja, et kõik see, mis Hurtsi kohta räägitakse, on tõsi. Kes see John Mannion on OC? Mannion on noor OC, kes võib-olla teevad seda. Kes toob siis süsteemi, mida Jalen Hurtsile ei meeldi.
või lastakse Hurts lahti. Või lasevad Hurtsist lahti ja jätkavad samamoodi edasi. Et või siis tekib vaata see olukord, mis oli nüüd see aasta appi, kes see Denveri offensive coordinatoriks sai, vaata noor ka endine. Ja Davis Webb. Et noh, ta oli ju passing game coordinator, sai nii palju head coach'i baasi, et Sean Payton ütles, kuule palun ole 1 aasta veel, ma vallandan oma offensive coordinator, eks ju. Et võib-olla, jah, just, et Sean Mannion võib-olla, noh, seal võib-olla lihtsalt jah, Eagles, noh, loodame, et Sean Mannionil läheb hästi ja võib-olla Howie Roseman ja Eagles on surve all, et kuule, et võib-olla Mannion on parem, et seal Sirianiga võib alati juhtuda. Ja see on valid point, aga üks asi ka nagu, see, et sind lahti lastakse, ei tähenda, et sa oled halb coach. Ja. Nagu see on situatsioon ka vaata, nagu Tony Dungy lasti lahti. John Harbaugh lasti lahti. Jah, nagu just, et nagu see on nagu, aga nagu topist, siin ei ole keegi, kes on nagu kui Vrabelil, kui see jama, see maha rahunenud. Ma ei usu, see on PR, see pole nagu mingi päris asi, vaata selles mõttes. Kui isegi tuleb välja, et Russiini üks poeg on nagu on Vrabeli jama nagu, mis siin enam on isa järgi nimetatud seda öelda või? Jah, täpselt nagu no surprise. Et jah, noh, see peab ikkagi mingi tõsisem asi olema, et noh, Kevin O'Connell ma ei usu, et ta läheb kuhugi. Matt LaFleur ei lähe kuhugi. Kurat, eelmine aasta tegelikult oli ju mingi sosi. Ja LaFleuriga, aga ei, oota, kas sai pikenduse või? Siis ta sai pikenduse või? Oota, kas sai või? Ei sai või? Tal oli küll see, vaata, ma tõin selle pointi välja. See oli hästi hea point, ma mäletan, ma nagu blowisid mu mindi sellega, aga vaata korra üle, kas tal on extensioni. Kas ta sai extensioni või? Üks asi võib-olla on see, et kas mitte võib-olla, keegi ei vallanda teda, aga äkki Andy Reid tahab pensionile minna. On võib-olla see küsimus, ta on top 5. Ma ei usu, ma arvan, ta üritab nii kaua olla see, kui Patrick Mahomes on. Me vaata ei tea, võib-olla Chiefs on halb veel see aasta, ma arvan, ta tahab nagu on top ära minna, proovib nii kaua, kuni tuleb ta. Jaanuaris sai multi-year extensioni, ehk siis jah. Õige, see oli enne head coach'i search'i, sest mul oli see, äkki Ravens võtab ta ära. Ja see oli küll see uudis, et nad said selle korda, aga siis ta ei lähe veel, ma arvan, nii palju ja Jim Harbaugh ei lähe, Meko Ryans pigem mitte. Ei, sa just ütlesid, Nick Sirianil on mingi all-time win percentage, Matt LaFleur on kõrgemal isegi äkki või? Ei ole või? Ei ole, madalal on nüüd. Viimased aastad, Rodgersi. Tal oli Rodgersiga, vaat esimesed 3 aastat tal oli kõige kõrgem winning percentage NFL ajaloos. All time. Ja nüüd ta on kaotanud jah, muidugi. Ja nüüd ta oli 10, kui ma eksi, aga ikkagi fucking top 10. Ja kui Nick Sirianni lahti lastakse, kas ta on hot commodity või? Aga samas fucking Kevin Stefanski läks esimesel päeval põhimõtteliselt Brownsist ära. Ma võtaks ka pigem Stefanski ikka ju, nagu. Mõtle sulle vend, kes on top 5 all-time winning percentage. 2 Superbowli ja ta pole. Ta mängib 8 mängu see aasta ja ta alustavad 2 ja 6 ja ta lastakse lahti. Ja ta ei saa uut töökohta, sest keegi taha teda. Ta on 44-aastane head coach, kes oma mingi esimese 6 aastaga käis 2 korda Superbowlis ja võitis ühe. Keegi ei taha teda. Keegi ikka tahab, Cardinals või keegi ikka tahaks, nagu see nali, aga lihtsalt hakkas mõtlema, vaata nagu seal on Jets ja tegelikult see ei ole üldse mõte tegelikult. Sest siin on jah, nagu ma just vaatangi, et mis pidime nagu veel seda, et noh, siin jah, need first timerid, noh, kuidas iganes sa neid rängid, et noh, siin ongi jah, Kubiak, Minter, Brady. Kes meil kõige kõrgem ongi first time ongi Kubiak, jah? Clint Kubiak tundub olevat, jah, mis on loogiline. Me rääkisime, et kes kõige topis on, saab vallandada, aga Todd Bowles'i viimane aasta võib olla. Ja kes on kõige suurema hot seat'i peal praegu? Aaron Glenn ja Todd Bowles, ma arvan. Ma arvan ka Aaron Glenn. Põhjusega, Aaron Glenn on meil listis madalamal kui osad inimesed, kes pole kunagi peatreenid olnud, et me eeldame, et ta on juba panemad nagu. Et nagu see näitab ära, et sul on tagumik alune väga kuum. Et jah, ma arvan ka Todd Bowles ja Aaron Glenn on 2 nime, jah. Kusjuures me ju vaata rääkisime ka sellest hooaja lõpus, et noh, ma natuke imestan, et Todd Bowles ikka seal on, sest ta ju viskas terve tiimi bussi tanki hooaja lõpus, et mu mängijad ei mängi piisavalt kõvasti midagi sellist, see on tavaliselt asi, mida öeldakse siis, kui töö kaotad. Jaa, aga minu meelest ma paneks nagu Clint Kubiaki ja Joe Brady samasse kategooriasse. Üks neist on täielik past. Ma arvan ka, jah. My famous last words, aga ma ei tea, miks, aga mul nagu, kui ma vaatan Intekad ei tähenda midagi. Joe Judge'il oli kõige parem pressikas üldse maailma ajaloos ja jumalgi ta vend põles nagu korralikult, aga Clint Kubiak ei näita mitte midagi nagu vähemalt meedias minu jaoks, et ta on peatreener. Kusjuures mul on Brady'ga sama lugu. Ja Brady'ga nõus, ma olen Brady'ga. Et nagu
kusjuures Kubiakiga võib-olla on see, et ma pole teda kuulanud, aga lihtsalt ma ise nagu usun, kuna ta on Kubiak, noh, selles mõttes. Ja, tõsi. Aga jah, tegelikult hea point, et noh, sa tahad ju seda, aga noh, tegelikult austades mul oli Jesse Minter, noh, ma nüüd usun Jesse Minterisse, aga tema esimesed pressikonverentsid olid ka siuksed, et noh, John Harbaugh's tuleb 0 karismat. Nüüd ta, noh, iga nädalaga saab paremaks, vaata, aga... Ja, seda ka, sa pead natuke muutuma, ka meedia on päris rets tegelikult, olge oskusid pead vaata. Et sa tuled defensive coordinatori koha pealt, kus sa noh, võib-olla annad mingi ühe inteka kuus või ühe pressika, mingi kohustuslik pressikas vist on iga kuu. Ja siis nüüd sa, noh, meedia tahab pärast igat trenni sinuga rääkida, et see on natuke teistmoodi. Ja, et see on süke huvitav, jah. Kes meil siin liiga madalal on? Zach Taylor, no jah, paar kohta võiks kõrgemal olla. Minu mõttes võiks, jah. Schottenheimer tegelikult võib-olla ka, ei ole või? Tegelikult liiga madalal. Samas kui Canales ja Moore ei ole temast väga kaugel ja Zach Taylor samamoodi, tegelikult võib-olla on õige ka. Jah, Schottenheimer tegelikult tegi, nagu üks asi, mida sa Tallases kuulsid, või siis tal on väga hea nagu vend, kes meediaga kontakteerub salaja jutumärkides. Tal nagu lockerroomist olid head vibe'id. Ja see oli asi, vaata, milles me ju kahtlesime, vaata, kui ta tuli. Jah, täpselt. Mis on kõige tähtsam asi fucking peatreeneri koha peal? Ma just mõtlesingi, et kuule, et meil on ju Dan Quinn ja Schottenheimer kõrvuti, nad olid koos koordinaatorid Tallases. Mike McCarthy all või? Oli ju? Nad võiks kõik kolm kõrvuti olla. Ma just mõtlesingi. Mike McCarthy all. Kui palju ta on siin Shanahani, vana Shanahani palt? Ma lihtsalt pulli pärast teeme selle trilli ära korra. Vaatame korra. Okei, Kyle Shanahan on muidugi vana Shanahani poeg, on ju. Ma võtan Sean McVay coaching triga alt. Ja McVay läheb kokku, vaata, nad lähevad kokku, sest McVay pealt hakkas, vaata. Et Sean McVay on ju ilmselgelt oli vana Shanahaniga koos. Mike McDonald, siis meil on Ben Johnson, ei ole, ta oli üks erand. Matt LaFleur on sealt grupist, on ju. Kevin O'Connell tuleb Sean McVay alt sisse, on ju. John Harbaugh, Liam Cohen tuleb sealt sisse, on ju. Siis Steichen ei ole sealt. Siriani ei ole. Zach Taylor, jah. McVay alt. Ja kus see Canales ei ole või? Ta tuli, või oota, kas ta oli mingi... Kas ta enne ei olnud või? Vaata, ta tuli Tampas küll, aga kas ta enne ei olnud või? Ei, ta on Seahawks, ta oli 12 aastat Seahawksis. Wow. Okei. Siis meil on veel, kas Robert Sala ei lähe sinna, teeme ründe poole pealt teinud, on ju? Sala tuli küll Shanahani alt tegelikult. Aga minu mõttes... No pigem vist jah, sest see on ikkagi enda kaitsesüsteem, see on nagu teistmoodi. Ja minu mõttes ka, kuigi sa tegelikult õpid ikkagi, see ei tähenda, et sa teisel palli. Ja no siis saaks Demeco Ryansiga manna. Ja aga Clint Kubiak, kindlasti on ju? Ja. Joe Brady, need ei ole, Mike LaFleur muidugi on ju. Kõige ehedam näide praegu. Ja see ongi siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siis 25% on ju. Okei, aga nüüd tavai, Demeco Ryans oli seal, sa saad vabalt panna selle argumendi, ta oli Shanahani all. Sala. Kas Bowles ka või? Ei olnud, Bowles oli ju Adriani all, jah. Jesse Minter, siin on arvatavasti veel paar venda, kes on overlapping, aga nagu otseselt nagu pikaajaliselt. Kellen Moore oli teisel pool, jah, Steichen. Kus Steichen tuli üldse? Kas ta Frank Reichi alt või? Jaa, ta oli Reichiga, jah. Ja John Harbaugh. Ja siis me võime Harbaugh 4 puukiirelt kokku võtta, McDonald, Minter ja 2 Harbaugh. Jah. Ja Minter, kus on Minter, McDonald on seal, meil on väga lõbus praegu, vahet pole, keegi kuulab neid niikuinii praegu. Minu meelest on jumal huvitav drill praegu, Sean Paytonil on nüüd päris palju. Ja Sean Paytoni alt tuleb. Sean Paytonil tulevad sisse ju, Sean Payton on ju... Kas Joe Brady oli seal või? Jah, Joe Brady oli tema all, mingi oli või, kontrolli üle. Mingi aeg ju, ei, ta tuli, oli küll, ta oli aasta Saintsis, aga põhimõtteliselt küll. Ja Kellen Moore'il on connection või? Kas ta mängis Paytoni all äkki või? Jah, ta mängis. Ei olnud, ta oli ju Tallases. Ei mängid, ta oli Tallases. Aga võib-olla Sean Paytonil ei ole siis nii suur coaching tree. Andy Reidil ka ei ole ju. Kõik põruvad kogu aeg. Nagu me räägime sellest teisest kuulsast, jah. Sean Paytonil on NFL coaching tree, 14, Doug Marrone, ongi Joe Brady, Aaron Glenn, Dan Campbell. Jah, muidugi. Õige. Ja, muidugi Aaron Glenn ja jah. Loomulikult.
et nagu seal on see connection. Kas me Ben Johnson, see juba läheb Ben Johnsoni sinna alla lugemine vist ei ole õige. Jah, see pigem on juba järgmine samm, sest Ben Johnson ei töötanud kordagi tema all, vaata. Aga Dan Campbelli, sest Aaron Glenniga Dan Campbelliga kokku panna tegelikult, vaata. Vaata, kust Kevin Stefanski üldse tuleb? Mis süsteemis ta oli? Ta on ka ju Shanahani. Ta Kubiaki alt tuli. Ta oli teise Kubiaki alt. Ta oli ju Minnesotas ju. Pikalt Minnesotas, jah? Ja ei, vana Kubiaki ei olnud Minnesota. Ei olnud, ta oli Denveris ja Houstonis. Ta oli Simmeri offensive koordinaator või? Jah, just oli jah. Mike Zimmer. Mis Zimmer teeb? Ta ei tahaks mingi Tallinn Bay Bowlersi kaitset juhtima. Ta oli ju koordinaator vist. Viimane aasta McCarthy ju. Jaa, McCarthy jah, oli jah. Äkki tahab mingi Tartu Titansi D-koordinaatoriks tulla. Maksad piisavalt õlle eest, ta võib tuleb ka. Jah, kas siis... Kusjuures ma arvan, mingi Jake Rudeni saaks tuua tegelikult Tartusse, kui talle mingi tasuta õlut anda. Jah, tõsi. Kuule, by the way, Stefanskil oma esimesel aastal oli assistant to the head coach, ehk siis Dwight Schrute. Ta oli assistant head coach, okei. Ja, ta oli assistant head coach, ta oli assistant to the head coach. Ei, ta oli assistant head coach. Aga ta oli Minnesotas. Kelle alla ta läheb siis nagu? Kelle pagana puust ta tuleb nüüd? Ei, siis ta tuleb ikkagi Simmer ja seal Brad Childress ja see grupp tuleb sealt alt. Ja see punt. Kubiaki sa saad panna tegelikult Stefanski alla ka nõndapidi vist oli, sest Kubiak oli tema all ja offensive coordinator. Jah, vana Kubiak oli vana Shanahani seal. Ootame, kas McCarthy olnud Reediga või? Nad olid noorena koos vist. Nad ei töötanud üksteise all. Nad vist ei töötanud, jah. Aga see on ju rohkem, kus persest Staiken ikkagi tuli? Kus ta täpselt tuli? Oli Frank Reichi all või? Oli küll, seda ma mäletan. Eaglesist oli veel. Chargersis oli Frank Reichi all juba, siis ta oli, Chargersis oligi, jah. Ta oli quarterback coach, kui Frank Reich oli offensive coordinator veel ja see asi, jah. Ja kes siis, seal on need kuradi, seal ma mäletan, kui Chargersil oli see teine coach seal, jah. Siis, mul on nii huvitav praegu, See on nii lahe, see on see osa, jah. See ei ole kõige maailma parim podcast, aga me täname teid kõiki, kes meiega sellel teekonnal kaasas käivad. Me jagame neid tulemusi ka kuidagi. Mike Vrabel tuleb, on ju. Ta on enda coaching tree, kas ta ju... Tuli Ohio State'ist, kelle all ta oli? Bill O'Brieni alt tuleb tehniliselt, vaata. Jah, kes on Belichicki triina põhimõtteliselt siis. Jah, ja ta on kaugelt, aga ta ei ole vaata ise kunagi Belichicki all töödanud, vaata. Jah. Andy Ben Johnson läheb Campbelli alla, on ju, see on lihtne. Dave Canales läheb siis Todd Bowlesi alla tegelikult ju. Ja Liam Cohen ka. Liam Cohen ka tegelikult läheb ju Todd Bowlesi alla. Todd Bowles raisk. Ma praegu avastasin, et Mike Vrabelil on Slovakkia juured. Fun fact. Okei. Dan Quinn tuli Seahawksist, ta on ju Pete Carrolli alla, on ju. Jah, see on Pete Carrolli. Ja Gus Bradley oli ka Seahawksist ju. Nad kõik paid cover 3 järjest lihtsalt mängisid. Kumb enne oli? Quinn oli enne, on ju. Ja siis tuli Gus Bradley. Kas Bradley oli ju peatreener vahepeal kuskil Jags? Jaa, ta oli ju Jaguarsi peatreener. Midagi sellist. Oli jah. Schottenmeier on ju... Isa puust. Ta on isa puust, aga ta on kellegi all veel olnud siin. Kas mitte mingi Andy Reid või mingi... Ta oli ju 2010 aasta räigelt hot head coach'i kandidaat, vaata. Ta oli Jetsi peatreener. Buddy Rex Ryan, vaata. Tehniliselt ju. Ta oli Ramsis ja Jetsis. Ja Jetsis oli pikalt. Chargersis. Ta oli isa alt ikka sai vist. Nagu see mõttes. Põhiliselt isa alt tulnud. Ja Chargersist oli quarterback coach pikalt. Ja siis ta sai isa alt sai võimaluse koordinaatoriks minna, jah. Ja siis läks, jah. Ta oli ju fucking Fisheri all ju. Coltsis ta oli ju siis Frank Reich. Ei ole. Kes oli Coltsi peatreener? 16-17? Kes oli enne Frank Reichi? Kas ei ole see vanameisterapi kaitsemees? Caldwell või? Ei, vaatame. Chuck Pagano. Jah, Chuck Pagano muidugi. Sinu, secondary coach eelmine aasta. Ja Jacksonville, okei, huvitav. Aga siin ega siin rohkem connection'it teha ei saa, aga jah.
25% saad teha Kyle Shanahani coaching tree'sse panna. Kyle Shanahani isa vastutab 8 peatreeneri eest vähemalt. Jah. Kas Clint Kubiak oli tegelikult Sean McVay all ka aasta või? Kas ta käis... Ta on iga aasta erinevas meeskonnas. Oli küll ta ju, oota, ma kontrollin üle, aga oli küll, ei olnud. Minnesotas... Ta on Kevin O'Connelli boostekid. Ei ole kusjuures. Clint Kubiaki tegelikult sa võid panna ju hoopis, ta oli quality control coach Vikingsis, talle esimene töö, ta oli ju Stefanski all tegelikult. Stefanskiga tuli, jah. Ja ta oli Vikingsis pikalt quarterback coach ja offensive coordinator, see on see sama Stefanski oli ju offensive coordinator. Jah, sest et ju 20 läks Stefanski esimene aasta Brownsi, siis sellepärast ta tuli üles offensive coordinatoriks, ta oli Stefanski asendus. Ta läheb tegelikult Stefanski alla eraldi. Aga no Kubiakid ja Shananid sa võid nagu kokku panna samasse loogikasse. Ja Stefanskil on oma puu siin vaikselt juba. Joo. Võib-olla sellepärast ta nii hot nimi oli. Hops, see meil on nii huvitav praegu. Ja Reid ju. Aga tegelikult mõned asjad tulevad siit ikka välja ka, vaata Andy Reidil ei ole otsest coaching tree'd ja sellised asjad, et see on lihtsalt ma ei tea, kui palju Mike Tomlinil vaata ei olnud, sellest alati räägiti, et Tomlinil ei ole. Tal polnud ühtegi ju. Ei, mitte ühtegi, isegi nagu saanud kuskil. Kui see Florest, kes käis seal mingi paar aastat, aga ta oli mingi abitreener. Või ta ei olnud isegi abitreener, ta oli mingi konsultant umbes. Et see lihtsalt jah, ma ei tea, vaata sõltub, kui palju seda mingit pärandit nagu pärandina hindad, aga Andy Reidil ja ega Belichickil ka nagu palju ei ole neid otseseid järeltulijaid. Andy Reid on ju John Harbaugh. Jah, põhimõtteliselt. See on tegelikult on ju, sest Harbaugh oli ju väga pikalt ju Eaglesis ja Andy Reid oli põhjus. Andy Reid tegi tast järsku receiver coach'i ja tänu sellele see võimaluse vaata. Andy veel äkki isegi helistas Baltimore'ile, et kuule palgaks see vend. Jah, tõsi. Ja sa võid selle connection'i teha küll seal ja Steve Spagnuolo ilmselgelt on ja siis Leslie Frazier, Ron Rivera, Pat Shermer, Todd Bowles ka või? Mismoodi? Kuidas Todd Bowles? Kõik Eaglesis või? Ei olnud või? Jaa, oli Eaglesis vist Äkki nad olid kõik seal pundis koos. Ei olnud. Oli küll 2012 üks aasta ainult ju. Secondary coach. Okay. Ja see ei loe. Fuck you, see ei loe. Muidu sa võid kõik peale Doug Peterson muidugi, jah, pikalt ju. Sean McDermott ja John Harbaugh ju mõlemad, vaata tulid riidi alt ja Matt Nagy muidugi ilmselgelt on ju, David Cully ka on ju. No kurat, see on tema oli see, mis ta oli see ohverdus. Mike Kafka ka, Giant Syndrome. Mike Kafka ka. Okei, tal on tegelikult, Andy Reidil on päris solid. Ron Rivera on adekvaatne peatreener, Doug Peterson ka või? Mis Ron Rivera teeb muidu? Executive. California Golden Bears. Ülikooli. Tagasi. Jah. Riverboat on. Jah. Ja Andy Reidil on Demeco Ryans, Deshaun Jackson, Michael Vick ja Mike Kafka on olnud siis mängijad, kes on tema all ja kes on ka peatreeneriks olnud, sest Michael Vick on kolledžis vaata ja Deshaun Jackson on elab State'is. Jah, on jah. Kuskil tuli mingi klipp välja, et tal on mingid need hoodie homid on mingid position coach'id, ülinaljaks klipp ja need tüübid räägivad mängijatega nagu mingid trash talk ja siuke. Ma olen praegu Andy Reidi Wikipedia page'il. Viimane lause ta kohta. Under personal life, nagu isikliku elu all siis. Reid is known for his love of cheeseburgers. He has stated that once he ate 60 cheeseburgers while filming a State Farm commercial with Patrick Mahomes. See on lihtsalt kõige parem fucking see on nagu trivia üldse nagu. Sa võid vaata unistada rahast ja Porschedest ja millest kõigest muust. Mina unistan, et minu personal life Wikipedias oleks sama lause. Ma sõin 60 juustuburgerit ära. Või siis see kes see pesapallur oli, kes mingi legendi kohaselt mingi 100 õlut jäi lennukis ära, Always Sunny tegi veel osa temast appi, mis ta nimi oli. Andre the Giant oli see, kes legendaarselt jõi kastida viisi seda vaganama õlut. See on loogiline ka, vaata kui suur ta. Ja see vend on genetiline freak. See on see vend, kes ta läks IPP-sse see tänapäeval kohe. Kui sa nägid selle Nigeeria kuti klipid tulevad mul igalt poolt sisse. See on nagu, ta tegi esimest korda OTL tegi nagu 3-point stance'ist nagu füüsilise kontaktiga trenni vaata. Esimene läks ikka nii aia taha, kui aia taha saab minna. Sa näed, et see on puine. Ja, aga siis teise korraga ta sai pihda, mine perse, vist oli Mojormo, 97 Mojormo või mis iganes. Ja,
vend liikus 3 jaardi nagu väga kiiresti selja taha, sest see punch oli nagu jabur, sest nagu tundus kohe, et sure, ma olin, tere, seda ma küll praegu ei oodanud. See on jõhker ja esimene reply. Ja oi, kui ta selle jõu siin taha saab, see on crazy, noh, see on freak. Brock Lesnar oli absoluutne past NFL-is, see ei ole ainult selle füüsiliselt. Terry Crews, The Rock Johnson, kõik need olid ju. Ma vaatasin The Longest Yard'i, seda Adam Sandleri oma mingi päev, mine pekki, mis nimed, seal ma unustasin ära, et nad on seal nagu Steve Austin. Stone Cold. Nelly on see fucking running. Kusjuures kas Nelliga ei olnud ka mingi see teema, et ta oli ka mingi räme kõva prospekt äkki või ta oli kossus või ta oli mingi pigem running back, pigem äkki oli footis ja noh, Allan Iverson oli omal ajal ju kuradi number Allan Iverson oleks minna vabalt footti mingi väga jumal tänatud, et kossu valis, sest et see poist oleks ülikoolist oleks väga kiiresti tehtud kossumänge niikuinii. Täpselt. Kui ta räägid Dion Sandersile ei meeldi tacklida Iverson oleks ära jooksud selle kuradi tackli poole pealt. Aga jah, okei, huvitav. Isegi kui me 2 tundi täis teeme 2 tundi täis. Aitäh kõigile, kes meid kuulavad. Kes siiamaani kuulab. Me teame, kes te ilmselt olete ka, aga aitäh teile. Jah, saime üle pika aja Ülariga juttu teha ja NFL-ist rääkida, mida me ei ole ammu teinud, et nüüd järgmine nädal tuleb sinu ja Ott Erik osa. Ja siis hakkame vaikselt siis suvise režiimi peale minema nii-öelda, mis otseselt ei tähenda midagi muud, lihtsalt, et me hakkame rääkima ilmselt just rohkem NFL-ist. Pange siis oma vaim valmis nendeks fänni previewdeks ka ja meil tuleb siin paar lõbusamat osa veel vahel, et draftime ja teeme igast lollusi. Ja suvepäevadel ilmselt teeme mingi live show laadse asja ka, mida me oleme siin natuke aega planeerinud, et pange oma kõige paremad arvamused või kõige halvemad arvamused valmis, et olge valmis kaitsma. Andke teada, kui te olete tulemas ka, et ja teine asi, te ei pea olema mingi meie sõbrad ja värkid ja võib-olla sa arvad tõesti, et seal on vennad, kes on nagu meie mingid hullud padid ja värki ja ei, nüüd nad on jah, aga ega me ka suurem osa siin neid ei teadnud polnud õrnem, kes nad olid enne. Esimesed suvepäevad, kui Jan Joonas Pevkur laivi lendas Georgiga vist, siis me olime nagu, et nad ütlesidki, et me tulime nagu suvepäevadele ja Jan Joonasega iga teine osa on meil siin vaikselt juba. Sest et lihtne on inimestega läbi saada, kellel on samad sarnased huvid. Kui sa natukenegi Ameerika jalgpalli fänn, tule suvepäevadele, see on nagu... Ja see kuskil Eesti keskel nagu autoga tunni aega aus. Tallinnast Tartust umbes enam-vähem. Kohilas. Jah, võib-olla. Ja siis siin jaanipäev on varsti ka tulemas, et siis saame pikad jaanid see aasta by the way. Või no mitte päris pikad, aga see on huvitaval nädala keskel. Ja sõltub, kuidas sa graafikut mängid ilmselt. Ja, et sa saad terve nädala vabaks võtta lõpetuseks. Ja ei no kujuta ette, et sa oled, 24 on, no nüüd me räägime täiesti suva asju, 24 on kolmapäev ja sa oled 26 reede tööl. Mitte me on õlut seal tööl, mis asju on teinud. Okei, jah, tõsi. Aus, aga jah, kuulge, aitäh kuulamast, näeme järgmine nädal, õigemini näete Ülarit järgmine nädal, mind näete ilmselt 2 nädala pärast ja kuni järgmise korrani siis, tšau! Tšau!